Saadet toetab PAF. Ja see on nagu minu arust miski, mis vahet pole, mis see eelarve on nagu. Aga ühine selline mängust arusaam oli meil päris selge. Et samamoodi nagu meil on tõste või altsööd, mis iganes on tuul või vips on ka element. Hetke hiljem natuke tuli ta lehvitas nii, et head sõbrad, et nüüd küljetribüünil ei saa enam, et mingi minema sellepärast. Tere, head rannavõrkpalli sõbrad! Kätte on jõudnud juunikuu lõpp ning kuigi suve veel kuskilt Eestis ei paista, siis Kõrvaliivas rannavõrkpalli saade on valmis eetrisse minema oma juubeli osaga. 20. osa, aplaus! Ja 20. osas juubelile omaselt on kokku saanud üks väga selline tituleeritud nelik ja ma alustan täna tutvustamist meie külalistest, kes justkui samas võiks öelda on pooleldi meie püsiliikmed. Esmalt Jurmala maailmakarika etappe värske hõbemedalist Eva-Liisa Kuivane. Teiseks Jurmala MK-etappi 5. mees tagasi stuudios Kusti Nõlvak. Ja Jurmalas fantastiliselt 25. koha teeninud Urmas Piik. Urmas, mõtlesime täna saate alguses, võtan sinu kallal 25. koht sai juba välja toodud, sellest me räägime siin varsti lähemalt, aga mis tuli välja, kui me saateks valmistusime täna? Meil on alati siin Siduri tänaval on mõni minut ka aega enne stuudiolindistust ja minul oli täna habe ära aetud ja selle peale sina ütlesid, et sina vahel kunagi varem siis ühesõnaga aja kokkuhoiu eesmärgil võtsid habeme aja ja autosse kaasa ja kuulasid podcasti samal ajal, ehk siis harisid ennast ja samal ajal ajasid habet ja sõitsid autoga. Väga mõistlik ju. Väga, mina olen ka nii teinud. Väga sõidu ajal rahulikult saab lasta ja ma okei on. Mina mõtlesin Mr. Beani see sketš, kus ta autos, kui nad on hiljaks jäämas kuskile, ajab habet ja sööb ja peseb hambad, et see on nali, aga see tegelikult see oligi teie minevik. Ma olen kuulnud, et ka Nils teeb nii vahel. Jah, tõsiselt ka. Assaraks. Ja mis sõidud need siis olid, Urmas? Kas tööle? No jah, kuhugi tuli minna, jah. Kuhugi tuli minna. Ja kodus lihtsalt ei jõudnud. Seda 2 minutit, et kodus ära ajada, seda lihtsalt ei jõudnud võtta kuskil. Sa pead elus valikuid tegema, et mingi piiratud aeg, võib-olla siis võtsin see 2 minutit, mängisin Rogeriga, et tundus väärtuslikum. Selge. Ja kui sa sõidad autoga ja ajad ja sul on kõrvalautos keegi vaatab, see on sinu jaoks, lehvitadki talle. Ei, no noogutan niimoodi ja ta noogutab vastu heaks kiitvat. Ja ta ajab ka võib-olla ametega, me ei tea ju. Selge. Teine asi, mida tahaksin saate alguses välja tuua, meil on alati sellised huvitavad algusteemad. Meil on tulnud Eva-Liisa kanistriga täna. Eva-Liisa kanistri peal on ka, ma saan aru, on Eventus, ehk siis Eva-Liisa Kuivane, Liisa-Lotte Jürgensoni peatoetaja, nii et Eva-Liisa väga tark valik. See, et sa juua tahad saate ajal, ma saan aru, see on suhteliselt teisejärguline peaasi, et toetaja oleks sedasi pildis. Absoluutselt ja muidugi. Kas sinu toetajad ka vaatavad meie saadet, tead sa? Kuulavad, vaatavad? Loodame. Loodame. Eventus on ka meie rannaväl ehitaja, nii et me väga loodame, et nad võiks. Aga jah, ja palju sul, mitu liitrit seal veepudalis on? Ma ei tea, loe üle. No siin ikkagi jagub, sest Urmasel on ju ka mingi kanister. Ja Kustel ka, kas tänapäeval käibki nii või? Nii käib, et ei oleks puudujääke. Mis sul on ka? Ma pean muidugi mainima, et mul kodus on suurem pudel. Veel suurem? Mul on see on ka tegelikult mul väike versioon, mul on suurem ka veel. Õudne. Okei, ma olen jälle samm maha jäänud. Mina mõtlesin pooleliitrisega, kui tuleb. No me oleme spordiinimesed. Mul on klaasis vesi näiteks. Trennis ka lähen trenni, väike klaas, olen kodust pannud klaasi kätte, sõidan autoga sinna trenni ja siis trennis joon klaasist võib-olla pool ära. Aga viimane teema, mida tahaksin täna sissejuhatuses läbi võtta, on Eesti suvi. Olete näinud, olete kuulnud temast midagi sel aastal? No ikka oli ju paar päeva vist. Aprillis oli mingi 30 kraadi üks päev. Siis kui me olime Türgis Urmasega, et me kuulsime ainult sellest jutte, aga rohkem nagu ikkagi väga ei ole nagu olnud. No mõned üksikud päevad siis enam-vähem, aga randa ei lähe muidugi sükse ilmaga. Ei lähe jah, aga ma arvan, seda võrra ilusam juuli-august tulevad, nii et lasta olla siis juunikolle ära. Ja minust võiks veel oktoober, november ja detsember ilusad olla siis selle võrra, kui see loogika peab. Siis võib-olla läheb kogu maailm natuke liiga sassi või no oleme, mis ilusal pead muidugi silmas. No võt, 30 kraadi. Seda pigem mitte. Aga head kuulajad, meil on täna plaanis siis teha Jurmala eriosa ja me
täitsa põhjusega selle Jurmala ette võtsime. Meie püsiliikmetest Nils on see nädal puhkusel ja Mart on Poolas mängimas MK-etappi tiimaga, nii et meil tuli täita see saal ära toredate inimestega ja meil toredatest inimestest kunagi puudust ei ole, nii et sai võetud siis need, kes täna saates kohal on. Jurmala MK-etapp oli siis juunikuus Eesti rannavõrkpalli jaoks, üldse Eesti võrkpalli jaoks ajalooline. 2 Eesti paari jõudsid korraga samal võistlusel siis poodiumile, Eva-Liisa Kuivanen, Liisa-Lotta Jürgenson said siis naistest hõbemedali ja pronksmedalitega tulid koju Liisa Remmelg ja Helene Hollas. Ja lisaks siis Kusti Nõlvak ja Kaur-Erik Kais. 5. koht Kaur-Erikule üldse karjääri esimesed võidud tulid MK-etapil, ei olnudki ta varem võidumaitset saanud ja Kustiga siis väga napilt tegelikult jäi ka poolfinaali uks avamata, seal oli mitmel korral oli see uks juba lahti löödud, aga ei läinud meie mehed sealt uksest sisse. Nii oskan mina meie saatekülalisi hoida ja nendele mitte meelde tuletada liiga tugevalt seda, mis mõni hetk tagasi Jurmalas juhtus. Aga kokkuvõttes ikkagi nagu öeldud positiivne sündmus ja ma alustaksin väga üldisest, mis me siis teada saime Jurmalas 280 000 on sükse turniiri eelarve, et me räägime siin tugevuselt 3. kategooria siis MK-etapist. Eestis me teame on siin, ma ei tea, kas siiani on küsimus, kas meil veel võib tulla äkki MK-etapp, aga seal oli see eelarve 70 000, mida siis vähemalt siiani vist ei olnud õnnestunud kokku saada, aga et Jurmalas tehakse 280 000 euroga Futuresi MK-etappi ja siin Edgarsi meie hea sõbra, kes on siis oli Jurmalas peakorraldaja, tema käest uurisin, et miks siis tehti challenge'it või liiti nagu varem, ütles, et riigi tugi oli lihtsalt väiksem, et kui varasemalt riik oli pannud 300 000 eelmisel aastal siin challenge alla, siis sel aastal pani 100 000, Jurmala pani 100 000 juurde, toetajatelt tuli 80 000 ja nii siis saadi see 280 000 kätte, aga et järgmisel aastal on lootust jälle riigilt rohkem saada, nii et riik ikkagi väga tugevalt rannavõrkpalliga vähemalt selle ühe etapi näol toetab ja no me teame, et Lätis on ka väga suuri saavutusi ja palju medaleid võidetud tiitlivõistlustel, nii et see on ka ilmselt täiesti normaalne, et seal riik sellist turniiri sedasi üleval peab. Mis tunded teil on mängijatena Jurmalas mängida? Te olete ikkagi kõik nüüd juba oma karjääri jooksul üsna palju ka välismaal mänginud. Kas Jurmala on ka mängijatele eriline? Ma ei pea seda silmas hetkel, et ta on Eestile lähedal, vaid et ta on kuidagi atmosfääri ja korralduse poolest teistsugune või parem. Saab seda nii öelda? Ma korra veel selle raha teema juurde tagasi tulles, seal Lätil on ka nüüd ilusti selline oma mees on kultuuriministeeriumis olemas Aleksander Samoilosi näol, kes neid toetuseid nüüd hakkab välja jagama. Ja kuuldavasti oli ka tal selline olukord, et kuna ta ise nagu kinnitas selle toetuse Jurmala MK-etapile, siis ta pidi võtma väga mitmest asutusest sellise allkirja kinnitusega, et tegemist ei ole mingi korruptsiooniga, vaid et ta läheb sinna, kuna ta ise endal on tal võimalus sealt siis ka raha võita. Et see oli tal selline huvitav case, et ta lõpuks ikkagi sai need allkirjad kõik igalt poolt ja võis siis sai loa mängida. Ja võitis raha ka. Teine koht. Ja, et ikka et ja tal ütles ka, et tal anti siis ülesandeks, väga mitmed asutused pidid siis kõik oma kulusid kärpima, nagu ka meil on see olukord, et see on ilmselt see põhjus, miks nad siis nagu ei saanud rohkem raha panustada, et suuremat turniiri teha. Aga meile tundub, et siin Eestist vaadates, et see Jurmala MK on juba ägedalt tehtud, aga kas ta tegelikult ka on nii äge, nagu ta Eestist vaadates tundub? Te olete tõesti palju ringi käinud? Minu vaates mitte nii väga, et selles suhtes ta kindlasti ma just nagu mõtlen selle eelarve peale ja siis ma mõtlen meie koduse GP-sarja peale ja siis paratamatult mingid asjad on, mis raha taha nagu ei jää. Et see sama, millest me siin enne ka rääkisime eesti keele kontekstis, et väljak on aukus näiteks. Et peaväljak on ideaalses olukorras, aga kõik teised väljakud ikkagi selgelt hooldamata. Et ikkagi väljaku keskel oled selgelt allpool kui väljaku äärtes. Ja see on nagu minu arust miski, mis vahet pole, mis see eelarve on nagu, et see et see ei jää raha taha. Et Eestis on ka ju häid näited, et võib-olla on väga väike eelarve, aga väljakud on ideaalses olukorras ja võib-olla vastupidi ka, et minu jaoks on nagu see kogu aeg, ma olen vist 2 MK-d Jurmalas mänginud ja see on mulle kohe vastu vaadan nii-öelda. Kuidas teistel etappidel on? Kas seda kohtab tihti, et MK-etappidel just need tagumised väljakud ongi aukus? No eks ikka see peaväljak on ikka nagu see peamine, mida nagu vaadatakse ja sealt toimuvad kõik suured ülekanded ja seal on ju põhiline rahvas koos ja see on nagu selline A ja O, see peab olema paigas.
ja kellel on siis rohkem tahtmist, siis hooldab neid kõrvalväljakuid ka, aga kui ma nüüd mõtlen, siis no ikka suurem fookus on, peaväljak on alati kindlasti paremas seisukorras kui ülejäänud. Et võib-olla see on see, et pikkade päevade jooksul need väljakud vajuvad tagasi auku, selles mõttes, et neid võiks iga õhtu veel korralikult liiva sinna jälle keskele kokku visata ja siis oleks parem olukord hommikul. Et ma arvan, et see on küll selline natuke tendents. Eva-Liisa? Ma nüüd hakkasin mõtlema kõiki nende turniiride peale, kus me oleme käinud ja väljaku olukordade peale. Ja ma ei tule hetkel meelde mingit spetsiifilist kohta, kus väljakud oleks jube kehvas seisus olnud. Kõige rohkem, ma arvan, mis mulle hetkel silmete tuleb, on võib-olla 2023 Eesti meistrivõistlused Saku Suurhaljas, kus olid väljakud tegelikult, kõik olid suhteliselt siuksed nagu merelained, aga Jurmaalis ma mängisin, õnneks või kahjuks mängisin ainult ühe mängu seal tagumistel väljakutel. Tuleb osata valida vastaseid. Urmas mängis ka ainult ühe mängu. Ta mujal ei mängidki. Jah, et ma ei pannud küll väga tähele, et oleks nii kehv olukord olnud väljakutel. No meie panime, aga ma küsiks nii, et kas USAs, meil on Eestis on harjumus tekkinud, see on jälle mingi rannavõrkpalli kultuuri osa, et kui sa, trenni lõpetad, sa pead alati väljakud ära tegema ja õpetatakse ka näiteks Ülemiste beachhouse, et sa peadki tõmbama need väljaku siis sinna vastuvõttu kohtadesse liiva, et sealt kõige rohkem kaob seda ära. Kas USAs, kui sa ülikoolis õpid seal, kas teil on ka mingisugune kindel stiil, et pärast igat trenni peate nii ära tõmbama või neid teeb keegi teine või neid ei tehtagi iga päev? Meil on niimoodi, et enne iga trenni kuna meil on hästi palju, siis pole mõtet panna mingi kõik 15 inimest väljakuid tegema, eks. Et siis enne trenni, kes teevad väljakuid, tõmbavad selle liiva, no ei pea kogu aeg olema mingi pultsile, et peaasi, et jah, et ei oleks väga suure auke. Tõmbavad liiva sinna ära ja siis pärast trenni läheme kohe minema ja kord nädalas vist käib ka see, ma ei tea, kuidas seda masinat nimetatakse, aga see liiva, mis iganes masin käib üle sealt ja hoiab seda liiva nii-öelda rohkem, et ta ei pakiks kokku väga. No näed, millele me suudame pikalt keskenduda ja tõesti eesti keele sõpradele küsimus, et kas keegi teab, kuidas aukus, kas see on kolmas välde või mingisugune asi, mida kuidagi rannavõrkpalli seltskonnas on hakanud levima iseenesest, aga me tegelikult avastasime, et tegelikult on ju kas väljak on augus või aukudes, aga aukus, see on selline rannavõrkpalli siis släng võib öelda. Aga mul on, iga aasta tuleb ju üks uudissõna, eks? Ja. Äkki me esitame sel aastal uudissõna rannavale slängile? Kogu Eesti ühiskond võiks selle võtta kasutusse just. Ja läbi selle ka rannavõrkpalliga rohkem tutvust. Just. Eva, me jääme sinu peale siin lootma, et sa selle ära esitad. Aitäh. Nii, aga kui me tuleme turniiri enda juurde veel tagasi, siis mulle meeldis, meil tuli siin üks küsimus ka, meil on küsimuste rubriik tulemas eraldi, aga meil tuli siis Rene Kundlalt üks tore küsimus, väga lihtne küsimus ja küsimus on selline, kas eestlased olid Jurmalas head või teised olid kehvad? Ja minu arust see on hea koht, kus ka alustada seda arutelu, et kokkuvõttes me räägime kõige nõrgemast MK siis etapist, vähemalt tasemelt, et Futures on kõige madalam nendest kolmest, mida me teame. Teisalt, kui me vaatame seda, keda võitsid näiteks Eva-Liisa ja Liisa-Lotta veerandfinaalis, siis maailma absoluutselt tippaari, kahekordseid Euroopa meistreid, Tiina Graudinat ja Anastasia Samoilovat. Et see ongi minu arust täpselt selline küsimus, millele saab vaadata ja vastata väga mitme nurga alt. Et üldiselt Futures loomulikult ei ole midagi erilist, aga samas Futures äravõitmine ikkagi näitab, et sa maailmas kuhugi kuulud ja mina täna küll mõtlen niipidi, et kui meil üldse keegi mingisugusegi tasemega MK-etappi ära suudab võita, siis see on ikkagi kvaliteedi näitaja rahvusvahelises tasemes. Kuidas teile tundub? Mina olen nõus. Ma selles suhtes Euroopa Futuresid ikkagi see ütleme poolfinaalid juba ikkagi on minu arust päris tummised. Et tihtilugu ikkagi oleneb, kes seda korraldab ka, aga kui Rootsi korraldab, siis seal on Aaman Elvik, kui Läti korraldab, siis seal on Plavins Fokeröd, sest nad on ikkagi täitsa maailma nii tipud kui olla saab ja Euroopas neid enamasti igal pool on, kus toimub, et minu arust küll see esiots seal on väga, väga tipp-topp ja seal poodiumile jõuda või isegi ütleme veerandfinaali, see on kõva saavutus.
Ja me võtame kas või Rakvere Futures eelmisest aastast, mida meie kuulajad vaatajad ilmselt teavad, on jälginud, seal Hölting, Nilsson, Andersson võitsid ära, teame täna nad mängivad juba neid kõige kõvemaid etappe ja on ikkagi Oman Helvigule päris lähedale jõudnud ja veerandfinaliste võitsid Fokkerotsi oma toonase paarilise Auschwitziga, nii et ei saa ka öelda, et seal nagu ainult võitjad või ainult 2 esimest oleks tugevad olnud, nii et ma olen jah, arvan sama, et kui me üritame Renele vastust anda, et siis see vastus võikski olla selline, et ükskõik millise MK-etapiga on tegu, siis ütleme medalimängud reeglina on ikkagi korralikul tasemel paarid mängimas igal juhul. No muidugi, üldse nagu MK-etapp selles mõttes, et ükskõik milline MK-etapp ära võita, see on ikkagi nagu see on väga palju mänge, see kestab väga mitu päeva, sa pead esinema nagu ikka väga hästi, sa ei saa lasta sükest keskpärast mängu endale sisse, sest et seda see on piisavalt hea, et sa oma keskmise mänguga võid vabalt kaotada kellelegi. Et see ei ole nagu mitte midagi lihtsalt nagu jõuda medalimängudele ka Futuresil, et see on tõsi, me peame ütlema, et on mingeid erandeid, nagu näiteks Hiinas oli siin hooaja ka esimeses pooles, kus Liisa ja Helena siis võitsid esikoha, nad olid ka kõrgem asetus ja seal võib öelda, et tõesti ei olnud sükust rahvusvahelist nüüd väga kõrget konkurentsi, et seal nendel nagu see esimene koht oli ka natuke, mis tuli ära võtta ja nad sellega väga ilusti said hakkama, aga punkte antakse ka selle eest sama palju õnneks. Nüüd, kui me Jurmala MK-etapist nagu võistleja vaatenurgast veel vaatame, et kui te tulite kohale, oli seal ikkagi selline talvine või kevadine ilm. Vihma sadas, oli külm, oli tuuline ja kui pühapäeval turniir lõppes, oli suvi, inimesed olid ilma särkideta, võtsid päikest. Kas sportlastena, kas see kuidagi mõjutab ka, et kui te jõuate turniirile kohale ja on ikkagi väga kehv ilm, siis kuidagi endal on ka siuke, et pagan, millega me tegeleme? Või sportlastena te ei pane tähele selliseid asju? Ei no, mul tunne, et seda kehva ilma on nii palju olnud, et enam nagu ei mäletagi isegi neid ilusaid aegu, et soliidselt ja stabiilselt on siuke keskpärane, aga selles mõttes me peame nagu andma endale aru, et kui me tahame olla professionaalsed sportlased ja sinna poole, nagu tipu poole pürgivad sportlased, siis me ei saa isegi lasta endale ühte mõtet pähe, et et okei, ilm on nii kehv, et tahaks parem sinna tagasi koju teki alla, ma täna ei viitsi trenni minna näiteks üldse või et me oleme siin terve see suve alguspool, et me oleme teinud vist kõik trennid tegelikult vihma ja väga tugeva tuulega. Aga ei ole hullu, paned seal oma selle 2 pusa selga ja jope selga ja läheb teed ikka selle trenni ära, et ma arvan, kõik on suhtumises ja selles, kus sa nagu tegelikult tahad jõuda ja lõppkokkuvõttes ma arvan, see võib-olla on see koht, kus terad natukene eristuvad ka sõkaldest, et need, kes võib-olla ei ole nii kindlad sellest, kuhu nad tahavad välja jõuda ja lihtsalt teevad seda enda nagu meeleheaks või nagu hobiks, et nemad siis pigem võib-olla lasevad ennast rohkem mõjutada sellest. Ja minu arust on ka nagu pigem lihtsalt on, vaatad seda ilma, siis vaatad, okei, mis ma selga pean panema, et mul oleks normaalne olla õues. Kui palju ma peaks soe tegema enne mängu näiteks, kui on külmem, siis on see soojendus pikem. Ja kuidas see mäng välja nägema hakkab, et kui on väga tugev tuul, siis on kohe tõsted madalamad, on nagu need suunad, et rohkem tuulde mängida, tõsted asjad. Et on lihtsalt mingid nagu asjad, millega arvestada ja siis let's go. Ja, minu arust Kusti tõi nagu hea näite, et minu arust on nagu üks element lihtsalt selle mängu juures, et samamoodi nagu meil on tõste või altsööd või mis iganes, see on tuul või vips on ka element, et me lihtsalt, et mul ei tule teha, okei, nüüd on külm, mul on pigem see, et okei, pall on raskem, kukub kiiremini alla, okei, ma pean tegema nüüd seda või jah, tuul on sealt, ma ei tea, tuleb mere poolt selge, ma siis tean seda tegema. Ja. Palju hullem asi on pealtvaatajatel. Või kirjutada. Aga mina just mõtlengi, et kui mina nagu näen seda, et on siuke torm või on hullult päiksepaistine ja tuult üldse ei ole, et siis ma ikka mõtlen, et see mäng on lihtsalt nii lahe nagu, et kui palju muutujaid sul on, et sa selles suhtes, et enamus spordialased, et sul on kogu aeg need tingimused ühesugused, lambivalgustus on täpselt paika pandud ja sa mängid nagu siukses nagu kindlas keskkonnas, siis rannavolles nagu see, kus nurgas see tuul puhub, kuidas see vastane tuulega hakkama saab, kõik neid muutujaid on nii palju ja see, mida mitmekülgsem sa oled, seda
suurem tõenäosusega sind eduga saadab, et see teeb nagu selle mängu lahedaks just. Lähed astud lihtsalt oma paljaste varvastega sinna liiva sisse ja oled nagu ise ka pool paljalt seal kõikide ilmastikunähtuste käes ja siis vaatad, et kuidas siis täna. Ja ega tegelikult me mängisime vist äkki alagrupi teise mängu, see oli see ka hästi, esimene päev vist, kui oli hästi vastik ilm oli ja see ilm oli juba nii hull, et ma lihtsalt mõtlesin Otole, et tead, nüüd ei ole midagi öelda, et nüüd tuleb naerda. Sest et seal lihtsalt ei olegi midagi teha, et oligi lihtsalt palli vahetus, kui altsudega ühele poole, altsudega teisele poole. Et see pigem ongi süke, ma ei tea, tore lugu, mille tagantjärgi võib-olla meenutada lihtsalt, ma mängisin kunagi, ma ei tea, tormituule käes, eks ju. Ma tean, et Edgar, selle meie hea sõber Lätimaalt ka sealt tuli mulle kas vist esimese põhiturniiri esimesel või teisel päeval vastu, ütles, et vangutas pead, et ta lihtsalt ei jaksa enam selle tormi, tema oli nädal aega enne juba hakanud või veel rohkem neid tribüüne asju üles panema ja siis mingi hetk hiljem natuke tuli ta, lehvitas nii, et head sõbrad, et nüüd küljetribüünil ei saa enam, et minge minema, sellepärast, et vesi hakkas siis tulema merest nii palju, et ta hakkas seda juba sööma, seda küljetribüüni, nii et inimesed aeti sealt ära, olid vahepeal ainult otsa tribüünide peal, nii et ütleme korraldajale, meil on see kogemus küll mitte päris sellistes mõõtmetes, aga Kloogarannast eelmisest aastast olemas, et see korraldajale pealtvaatajale tõesti võib-olla sööb rohkem kui mängijaid sööb. Eva, sa ütlesid ka, et kui on, eks ole, tuuline ilm, mängid ühtepidi ja me ilmselt saame üsna palju aru, et tuulega sul on konkreetne pool, kus on parem servida, tõste peab olema madalam, aga mis märja palliga teha tuleb, millised on need muudatused, mida siis mängijad teevad? Märja palliga mäng alustatakse ilmselt, siis on pallid nagu head, lendavad ikka normaalselt, kuigi nad kukuvad natukene kiiremini alla lihtsalt. Mida mäng edasi, seda raskemaks nad muutuvad. Kui on mingi suur padu, ilmselt lõpus on võib-olla nagu täitsa rasked. Et suur vahe on servil minu arust, servil tõstel ja vastuvõtul. Et vastuvõtul sa pead reaalselt vahepeal mingi mõtlemega, see võib pall võib meetri jagu nagu ettepoole kukkuda alla, lihtsalt see on nii raske juba. Ja servil samamoodi, et kui sa lähed oma tavalist, ma ei tea, planeerivat või hüpped kerivad lööma, siis peab ka tegelikult mõtlema, et ma pean trajektoori ikkagi nii palju kõrgemale lööma, sest et esiteks ma pean seda tugevamini lööma ja teiseks see kukub ka jällegi alla. Jah. Ja märkpall on ka libedam üksagu ülevalt tõstis. See on ka asi. Minul on nagu see, et märja palliga tekib, et võib-olla kui on kuiv pall, ma tunnetan suhteliselt hästi, siis ma ütlen, et okei, et piir on seal, ma panen nagu 30 sentimeetri kaugusele palli, siis kui mida raskemaks pall läheb, siis okei, et nüüd on see meeter, nüüd on 2 meetrit, ühel hetkel on see, et okei, terve plats, nagu siis kui tuul tuleb ka juurde, ma panen lihtsalt platsile, nagu, et see nagu mõjutab ka natukene seda. Okei, mis mulle veel meeldib, Jurmalas, me võtame tõesti detailidest selle läbi, aga mulle tundub, et meie kuulajad ongi sellised, kes tahavad, et me detailidest räägiks siin saates. Et meil on nüüd Futuresid mängitakse siis kas kõik etapid või igatahes paljud etapid sedasi sel aastal, et meil on 32 paari, nii meestest kui ka naistest, kes pääsevad siis turniirile ja 24 nendest pääsevad põhiturniirile. Mis minule jälle selline lihtne maarahva esindaja nagu meeldib, et ma mõtlen, et Futures eriti ei ole, Eva, sa tahad paranda meid juba? 16 on põhiturniiril, Jurmal oli erand, minust sel aasta üldse esimene erand. Ahaa. Minu arust ka oli see erand. Kas kuskil veel ei olnud? Või on Challenge'il on seda Challenge'il on teistsugune süsteem. Ühesõnaga, iga korralda teeb nii nagu oma nagu suva on natukene. Tundub mulle. No saab teha vist erandi, aga muidu oli 16 on põhiturniiril ja 16 on kvalifikatsioonis. Aga minul jälle, ma olen seda Eesti GP, me saame siin analoogina võtta ette varsti, aga mulle nagu tundub, et see eriti Futuresi osas, kus meil on palju harrastajad ikkagi lähevad ka, et need, kes seal kvalifikatsioonis mängivad, väga vähes neist on profisportlased, nad on ikkagi, teevad kas töö kõrvalt, mingi treeneri töö kõrvalt või tahavad hakata jõudma tippu, aga nad ei ole kõik kvalifikatsioonis mängivad paarid, ei ole ju profisportlased, et mul tundub seda enam loogilisem see, et seal sul ei ole päris 16 paari, kes iga kord tulevad kohale, aga lähevad minema ilma turniirile pääsemata selle ühe mänguga, et mulle tundub kuidagi alati see suurem põhiturniir tekitab ka pealtvaatajana sellist mõnusamat tunnet, et sul on rohkem paare ja rohkem mänge ja pikemad päevad ka tegelikult. Ma ei tea, kuidas teie vaatate selle otsa või on 16 hoopis parem ja parem ongi, et enamus jäävad põhiturniirilt välja? Minule isiklikult, ma vist mängin Future'is kõik rohkem. Et siis mulle nagu tundub, et 24 oli lihtsalt natuke imelik selle poolest, et see turniir venitati nii pikaks, et ma ei kujuta ette, kui oleks pidanud kvalifikatsioonist tulema veel, et see nagu tundus küll, et ma oleks nagu
ma ei tea, 2 nädalat seal Jurmasid istunud, et meil lihtsalt tekkis ka, kuna me võitsime alagrupi, siis meil jäi üks täiesti vaba päev sinna vahele, mida tavaliselt nagu turniiril ei juhtu ja nagu see võib-olla viib nagu rütmi ka natuke segada. Mina arvan, et 16 on nagu parem natukene, et jah, ma saan aru sellest, et 24 on rohkem paare on selle põhiturniiril, aga ma ei tea, kas seal on väga suur vahet, et sa saad nagu sinna viimastena, saad sinna põhiturniirile, oled harrastaja, eks ju, või siuke poolamatöör, et saad sinna põhiturniirile ja siis mängid, ma ei tea, mängid ka 2 mängu, kaotad ja siis minust seal ei ole väga vahet. Et ma arvan, et futures ikka peaks enam nagu futures, vähem nagu tulevikku, et tulevikus need nagu mängid, tulevikumängid ühesõnaga, kes siis tippu tahavad jõuda. Et ma arvan, et 16 on väga okei. No seal on see, et seal on see kulude teema on päris suur, et suurem turniir, seda rohkem maksab see turniiri korraldamine. Et minu arust see on äge lahendus, kui sul teedki need väiksemad futuresid, 16 paari on põhiturniiril, sa teed neid mitu tükki samal ajal. Noh, näiteks sul on mitmes erinevas linnas, siis sul ikkagi see mängijate baas jaotub nagu erinevate linnade vahel ära ja sul ei ole nagu, mängimisvõimalus jagub. Just. Ja, mida tegelikult suve läbi minu arust päris palju juhtub, et tegelikult ka Jurmal ajal oli minu arust 4 turniiri samal ajal Euroopas. Et kas seal, see nagu jaotub ilusti ära. Teine pool on see, kuna rannavõrkpall on minu jaoks on juba nii punktide mäng, et kui me tahame kuskile jõuda, siis on punktid. Et Jurmalas me teadsime, et okei, me oleme põhiturniiril, yes, aga see tähendab seda, et kui me peaksime halvemini mängima, me saame palju vähem punkte. Et seal põhiturniiri alagrupi need ja minust isegi ringirjas, et andsid nagu palju vähem punkte juba kui siis nii-öelda standardne futures. Aga võtame selle Eesti GP ka vahepeal siia sisse, kuna me ikkagi jälgime ka Eesti rannavõrkpallis toimuvat suure kirega. Meil on Eestis nüüd see olukord, kus meil juba mitmendat aastat on mehi nii palju, et see kvalifikatsioon, see reede õhtu, see on nagu laulupidu põhimõtteliselt. Sinna piletid on väga raske saada, kui sa tahad tulla, sest et kõik on kohal. Aga tegelikult võib-olla vahe laulupeaga ongi see, et meil kvalifikatsiooni saab iga paar peale. Ja kui me võtame Rakvere soo ja avaetapil oli vist registreerunud 39 meespaari, minust kas 1 või 2 paari tulnud seal kohale, aga 39 meespaari asusid siis mängima selle eest, kes pääsevad 16 parem hulka ehk põhiturniirile. Ja põhiturniiril oli otse pääsenud, Urmas nüüd saab 12 äkki või? Kas äkki 12? Või wildcardid ka seal sees. Et ühesõnaga 4 koha eest asusid mängima 27 äkki, jah. Ja see reede õhtu 3 mängu sa pead siis võitma, kui sa tahad seal saada põhiturniirile enamik paari. Mina näiteks olin seal ka, kohe sain asetusega teise ringi. Aga et kas see on nüüd koht, kus ka Eesti rannavõrkpallis me peaks liikuma edasi sinna, et naised mängivadki 16 paariga, kas neid on vähem, seal oli Rakveres oli 20 paari ja mehed teevad 24, aga seal muidugi tekib kohe jälle seesama asi, mida Kustis juba mainis ka, et mida suurema turniiri sa teed, seda kallim on korraldus, seda rohkem on kohtunikke vaja ja kuna meil Eesti GP-d on ikkagi ainult nädalavahetused, siis tuleb ka neid mänge rohkem pakkida, et kas siis reede hommikul alusta kvalifikatsiooniga ja põhiturniiriga reede õhtul. Mina jälle tundub, et kui me tahame alaga edasi minna, siis on paratamatu see, et sa pead neid asju kohandama vastavalt sellele, millised on olud. Olud on need, et osalejaid on palju, kes tahavad mängida ja korralikke paare on rohkem, et 24 oleks hea, aga kuidas tundub? No ma ütleks selle oma arvamuse siis selle futuresi kohta ära, et mina igal juhul eelistan seda, et oleks 24 paariga futures. Et ma olen nõus ma saan sellest nii-öelda valupoolest ka aru, et see ongi kallim korraldada ja teisalt kui toimiks see, et on tihti ühel ajal palju etappe, siis oleks see võib-olla 16 paari ka okei, aga tegelikkuses neid liiga palju ei ole üheaegselt. Ma tõesti seal Rootsi ja miski veel juhtus olema Jurma ajal, aga päris tihti neid üheaegselt ka ei ole. Suvel võib-olla mõnel kuul ikka Euroopas on, aga... No ma pean ütlema ära, et minu arust oligi Malmö oli ja seal olid ainult mehed. Seal ju naisi ei olnudki futures. Ja siis oli Türgis oli üks MK-etapp samal ajal, kus olid mehed-naised, aga see oli challenge. Ja siis oli, kus meil mängisid Maidla ja Benasse, see oli Hiinas. Siis Krakovis oli ka veel. Krakovis oli ka, jah. No võt. Võib-olla oli ainult naistel äkki, jah? Krakow oli mehed ja naised. Okei. No igatahes, kui sul 12 saab põhiturniirile, seal jaotatakse päris palju wildcarte ka ära, kvalifikatsiooni jaotatakse ka veel wildcarte ära, siis tegelikult see
ring jääb väga kitsaks ja just minu arust see Futuresi nagu seda mõtet just ei toeta siis, et see jääb ikkagi lõpuks suletud ringiks, nagu Elite on praegu ja Challenge ka juba lõpuks, et minu arust see esimene nii-öelda samm, kus sa tuled sinna MK-le, võiks natuke laiem olla ja see 24 paari just seda nagu toetabki. Ütlen vahel ära, et sina ju, Siim enne mõistsin, see legendaarne Tai reis ju, eks ole, siis kui Eesti MK-etappi ei korraldanud, te piditegi minema Taisse ja ka lootuse peale, et äkki me saame peale, kuna lihtsalt te tahtsite hakata suvel mängima MK-sid, aga kui teil oleks mitte mingeid punkte olnud, te ei saanudki sealt muidugi mingeid punkte, aga et väga keeruline oligi üldse kuskilt hakata pihta. Jaa, absoluutselt. Aga kuidas sulle see Eesti lahendus tundub? Kas me peaks siin suurendama 24 paari peale või... Sest mulle tundub, et varsti on see hetk, mina tunnen seda enda pealt, et mul hakkab natuke isu ära kaduma. Et kui ma saan kvalifikatsioonis juba paar etappi järjest, ma kaotan korralikele vastastele ja ma saangi ühe mängu või 2 mängu seal reede õhtul, mul hakkab nagu huvi ära kaduma, et ma näen, et mul ei olegi nagu mingit väljundit rannavõrkpallina. No, kindlasti, ma võib-olla selle MK mõttega tahtsingi siiani jõuda, et tegelikkuses me ju, kui me teeme GP, siis mida rohkem mängijate jaoks me seda teeme, seda selles mõttes rannavõrkpalli jaoks odavamaks läheb, et rohkem mängijaid saab sealt hea emotsiooni, saavad võib-olla mingisuguse veel suurema pisiku, no mis iganes nagu. Et minu arust võiks küll nagu pead kokku panna ja mõelda, kuidas praeguses olukorras, kus tõesti 27-30 paari mängivad 4 koha eest, et see on nagu, tundub jälle, et läheb natukene suletud ringiks, nagu, et kuidas lasta natuke rohkem mängijaid ikkagi peale ja see on nagu esimene loogiline samm oleks, et kunagi ju mängisin Pärnu rannas või no üleüldse mängisin 2 süsteemiga ka, et siis vist oli ka rohkem, ma arvan, kes turniirile peale sai, et aga noh, ma ei tea. Vaata, meie Kloogarannas tahaks teha 24 paariga, põhiturniiri Eestis, ma ei tea, viimastel aastal igatahes ei ole tehtud 24-ga, aga see oli ka samamoodi, et alaliidu poolt tuli ikkagi info, et see umbes 1500 eurot muutub kallimaks meile kui korraldajatele. Meil on niigi see aasta eriti raske see eelarve pool seal Kloogarannas, kuna me ehitame samale rannahalli, siis on nagu mõttekoht, et kas me see 1500 eurot ajame veel kuskilt kokku või mitte. Minul on see töö täna pooleli, 500 on leitud, 1000 on veel leida, aga tundub, et sellise just volle peo jaoks nagu oleks vaja seda, et muidu jääbki ainult 16 paari ja sul üle 20 paari, kes tahtsid ka peost osa saada, lähevad kõik juba koju enne, kui esimene võistluspäev nagu põhiturniiril algab. Just see põhiturniiri esimene päev juba oleks selle võrra nagu vahvam, et seal on juba mängijate näol on juba rohkem publikut, iga mängijaga ikkagi, noh, ma ei tea päris täpselt seda statistikat, aga 1,2 lähedast tuleb ka kaasa, eks, et siis see omakorda on veel rohkem seda rahvast, et aga läheme nüüd siis turniiri juurde Jurmalas nii-öelda tulemuste osas. Urmas, sina mängisid Stander Steinbergiga, jäite kvalifikatsiooni kinni, see ainus mäng, mis seal siis oli, see kaotasite sakslastele, sellised tublid, toredad harrastajad, aga ei midagi liiga erilist. Tõesti olid ilmastik olnud ka keerulised. Ole hea, natuke räägi sellest mängust ka. Jah, nüüd siuke mäng, mida enne mängu, kui saaks panustada ja võiks panustada, paneks julgelt enda peale päris palju raha. Et oli küll tunne, et selle mängu võiks ära võtta, aga paratamatult meil sellel hooajal Sandriga natuke siukest ebastabiilsust on, mis nagu ilmselgelt võibki põhjustada seda, et me vahel saame justkui üllatuskaotusi, vahel saame lihtsalt kaotusi ja vahel siis mängime väga hästi ja võime väga tugevaid võita. Et seekord oli siukene keskpärane mäng või ütleme sinna keskpärasusest võib-olla isegi kohati natuke allapoole ja sellest ei pisanud. Et nii lihtne see ongi. Nii lihtne see ongi. No läheme edasi, meil järgmine tegelikult Laura-Liisa Maiste ja Maret Kuuse mängisid ka kvalifikatsioonis, nemad olid veelgi lähemal siis põhiturniile, kaotas 3. game'i seal väga pika game'i lõpuks väga valusalt jäid põhiturniilt teemale, aga meie uus Eesti rannavõlepaar, vähemalt Jurmala raames, Piits ja Triits, minuga lemmik uus nimetus. Kes selle, Rauno Tamme või? Rauno Tamme, aplaus. Teeme aplausina. Ja no ju vastab ka tõele, sest Kauri Piits, see paistab kaugele ja Kustil see Triits ka poeb kuidagi alati sealt särgi vahelt läbi minu arust, nii et see on niisugune nagu ideaalne, et igaüks saab aru, kellega tegu. Lotta päev kindlasti siia selle pildi ka. Võiks panna jõusaalis, milledega seal Jurmalas ära tegite. See oli tore, jah. Nii et Piits ja Triits said kokku, kuidas see üldse välja nägi? Jaan Rebel pidi minema Kauriga MK-d mängima Jurmalasse, temal see põlv ikkagi ei lasknud lõpuks sinna minna ja siis Kaur üks päev helistab. Kuidas tänapäeval käib? Kas kirjutab, helistab, joonistab? Helistab. Helistas? Ja. Nii? Ja. No Jaanil oli see väga õnnetu
kukkumine Rakvere etapil, et mitte mingi vana vigastus, mis tal välja lõi, vaid et lihtsalt üks trauma, mis oli natuke liiga suur auk põlves ja arstid ei lubanud tal sellega müttama minna. Aga jah, Kaur helistas, ei võtnud alguses vastu üldsegi, ma midagi tegin, ei saanud ja siis helistasin pärast tagasi ja siis tal oli küsimus, et selline seis ja et kas lähme. Ja minu poolt oli suht ikkagi kiire jah, nagu et tegelikult mul kõigepealt küsis mu käest ju Siim enne muist, et kas tahaksid minna mängima ja ma ütlesin talle ka jah, kuna nagu väga oleks tahtnud minna. Ja siis see jäi paberimajanduse taha, see paar. Ja siis ma ütlesin ka Kaurile, et minu poolt jah olemas, et kõige suurem takistus siin teel ilmselt on see paberimajandus taaskord, et kui see saab tehtud, siis lähme. Ja siis ta hakkas seda suruma liidu poolt rohkem. Kvalifikatsioon oli teil kolmapäeval ja sina said selle kõne siis kas pühapäeval või esmaspäeval? Esmaspäeval, jah. Esmaspäeval? Jah. Abikaasa Kaisaga kindlasti tegite paar sõnavahetust, et kuidas saate pereasjad klappima? Jah, ta ütles kohe kiire jahi, et lähme ja et we'll make it work somehow. Ja saite hakkama? Jah, saime hakkama. Nii et Kaisale tervitused siit. Aga kuidas see, ütleme siis, uue paari moodustamine väljakul välja nägi, et te läksite sinna natukene varem kohale, te tegite mingisuguse trenni ka selle meeletu tuulega. Kui kiiresti üldse on võimalik sellisel tasemel kohaneda? Minu arust see on ka jälle huvitav teema, mida me saame ja võime alati pikemalt arutada, et on mingid mängijad, kes ütlevad, et oi, mul läheb 2 aastat aega, enne kui ma hakkan aru saama, mida oma paarina teeb. Ja siis on paarid, keda sa vaatad, saavad esimest korda kokku MK-l ja võidavad selle ära või on teised või on kolmandad ka täiesti eliidi tasemel, et või Euroopa meistrivõistlustel tasandil me oleme siin näinud, kas hollandlased olid mõned aastad tagasi, kes meil said kõrge koha, et mis poole esindaja sina oled? Eks ilmselt sõltub ka mängijatest, et ühega sobibki kohe hästi, teisega ei pruugi mitte kunagi sobida. No ma arvan, kui on sellisest sarnase võrkpalli nägemusega 2 mängijat, siis on see võrdlemisi lihtne. Kui on selline ühine arusaam olemas, et tegeme eelmise suve lõpus, me tegime Kauriga päris palju tegelikult koos trenne, me käisime Rivoga trenne tegemas ja naistega seal mitu korda madistamas, et see oli päris tore, et selline ühine nägemus oli meil olemas, kuigi kõik minu jaoks oli nagu teistmoodi, et ma mängisin siis nii-öelda 4-pealset mängijat, et kõik oli teistpidi ja Kaur siis vasakukäeline, et vasakukäelisega ma pole kunagi mänginud varem, et see oli ka täitsa teistmoodi, et kuhu poole tõste pikemaks lükata ja kuhu poole lühemaks ja selline, et oli väga palju uut, aga ühine selline mängust arusaam oli meil päris selge. Jah, jõudsime õhtul sinna, mis me rääkisime lihtsalt mingid tõstekohad, üritasime saada selgeks, et millist olukorrast, kuhu keegi tõstet tahab. Ja siis see, et käime kordamööda blokis ja mingid käemärgid, mis asi mida tähendab ja let's go. No sa mängisid Eesti Karambulaga ja seda muidugi Kaur Erik Kais ka ei kartnud näidata Jurmalas, et kui ikkagi tuulisemad ilmad oli väga hästi seda Skyballi sinna õhku. Milline mängija sinu jaoks Kaur Erik Kais on? Sest me oleme siin saates ka rääkinud, et ikkagi meie jaoks ta on üks selline väga potentsiaalikas rannavõrkpalli tüüp, kes ei ole veel päris oma sellist teekonda ja oma päris sellist võib-olla ka õiget paarilist täna leidnud, et rannavõrkpallile nagu täiega pühenduda nii, et ongi 10-aastane plaan silme ees. Jah, ta on selline füüsiliselt väga selline andekas võimekas. Rünnakul on tal on potentsiaal väga suur, ka selline väga selline dünaamiline, et oskab nagu neid hüppelt tõsteid teha, ta oskab teist palli lüüa, ta oskab nagu füüsis on piisavalt hea, et ta suudab nagu kiiresti väljakul liikuda, võtta nagu igast tõsted niimoodi, vastuvõtud kohe sinna suudab panna ennast, ütleme siis olukorda, kus ta saab nii lüüa kui tõsta. Et see on suur potentsiaal. Ta on väga selline rahulik, mõnus oli mängida temaga koos. Saime nagu ega platsi väliselt kohe tekkis hea kontakt, oli väga mõnus nädalavahetus meil kõik seal kokku. Ja selline töökas ja väga suur soov on tal rannavõlet mängida, et tal on selline väga lahe kombo ja tegelikult talle rohkem meeldib mängida kaitses, kuigi blokis ega temast keegi nagu future tasemel seal võib-olla Fokeruts lõi paar korda üle bloki, aga Fokeruts lööb ka eliidil tasemel mingitel meestel üle bloki, et see ei ole mingi näitaja iseenesest.
et Kauriga saaks rahulikult mängida. Tal on ka pigem jäänud need kõik sinna võimaluste taha, et on näidanud soovi, et ta tahab teha ja pole nagu head võimalust tekkinud. Kui me vaatame seda teie ühist mängimist, te mängisite ikkagi kordamööda, üks kord kaitses, siis teine kaitses ja teine blokis ja te lõpuni välja vist põletasite nii, et nagu sa ütlesid ka seal MK ajal, et kui me hakkame nägema, et üks lahendus töötab oluliselt rohkem, siis läheme ühtepidi, aga tegelikult mängisite turniiri lõpuni nii, et mõlemad blokis, mõlemad kaitses. Ja vahepeal Kaur käis, kui oli mõned korrad käis ta nagu servist, siis jooksis blokki, sest praeguse seisuga ta ikkagi oli blokis minust kõrgemal. Mina oma sellise puhkuse vormi pealt tegelikult ju tulin, aga ma ei teinud suurt ettevalmistust, et mängida suvel rannavoolet. Pigem pärast saalihooaega puhkasin. Olime 6 aega Tenerifeile, seal ma tegin sellise mingi 5-6 treeningut, et pigem oli ikkagi puhkus ja kõik need turniirid on tulnud ikkagi suur üllatusena mulle, nii et kuidagi olen ära kestnud need, et nüüd saab natuke puhata. Aga jah, Kaur käisime kordamööda ja nagu töötas. See blokis käimine oli minu jaoks ju väga uus, et kui ma sain näiteks blokis puute ja Kaur pall põrkas kuhugi keset väljakut üles, et kuhu poole ma siis ennast avan, et ründama minna, see oli minu jaoks täiesti nagu see oli keerukas, et pigem ma jäin samasse kohta seisma ja lootsin, et äkki Kaur annab mulle selle kuhugi käe alla ja siis ega ma sealt enam lüüa väga kõvasti ei saanud ja siis otsisin neid koksuvariante, et sealt on tegelikult väga lühikese aega saaks väga mitu asja sealt nagu paremaks teha ja siis paremini esineda. Kuidas sina tunnen ennast nelja peal mängides, et sa muidu mängid 2 peal, ehk siis paremal pool, 4 peal vasakul pool, mina olen siin ka mõlemat pidi käinud see talv ja tundub, et mõlemal on nagu mingid tugevused, ütle, kuidas sulle tundub. Minule tundub nii, et 4 pealt saab võimsamalt rünnata, paremakäeline mängija, aga 2 pealt on kuidagi mõnusam ja mitmekülgsem mängida. See on puhtalt minu süke tunnetus, see vist igal mängil on täiesti erinev. Kuidas sina võrdled seda 2 positsiooni? Jah, mul on ka mingid erinevad sisseõpitud asjad, mida ma teen 2 pealt ja mida ma teen rohkem 4 pealt. 2 pealt siiamaani on kindlasti on mugavam, näen väljakut paremini ja on selline loogilisem kogu see pealeminek ja see need rünnakukohad. Aga 4 pealt on teistmoodi. Mul nagu ranne käib mõlemale poole, mul seda muret nagu ei ole, et ühel poole ei oska lüüa. Ja kui sealt saaks need tõste kohad ja nagu natuke sükst loogilisust juurde harjutamisega, siis ma arvan, tuleb see nägemine sealt poolt ka veel juurde, siis et ega natuke see harjutamise asi ja ütlema vastu võtta oli ka sealt 4 poolt siis natukene keerukam. Teistmoodi pidi seda platvormi asetama, et pall võrkaks nagu loogilisse kohta. Minule Kustil on väga palju, näed, ma tulen sama, 4 pealt vastu võtta on keerulisem. Väga hea. Nii, mul tuli lihtsalt meelde need madinad Kristi ja Kusti vastu segavolles, kus siis mees enamasti ikkagi mängibki 4 peal, et teist palli lüüa ja nendes oli Kusti hästi osav, Kristi võttis üli täpselt neid palle, sealt raskeid palle vastu ka, et ja Jurmanas mul tuli see just meelde, et Kustil tegelikult on olemas see asi, et mingites olukordades aidata paarilist just nende isegi mitte täisvõimsuse pealt sealt üli kõrgelt, vaid isegi siukse poole hüppe pealt, aga piisavalt täpselt nagu tehes, et selles suhtes ongi hea, et Kaur on jällegi samamoodi 2 pealt selline vend, kes ta küll pigem jõuliselt lahendab neid teisi, aga saab ka paarilist aidata ikkagi, et see oli nagu lahe. Ja, seda neid olukordi tuli ka Jurmasi üksjagu ette, kus sai seda teist palli virutada sealt või koksata ja nagu kiusata. Et see on superrelv, vasak ja paremakäeline nagu sobivad hästi kokku mängima, nagu et see on minu äge. Nüüd me toome ühe momendi sellest turniirist ka esile. See oli alagrupi esikoha mäng. Teil õnnestus mängida valitsevat Euroopa meistrite, Plavintsi ja Fokarotsi küll üldse, äge kogemus, tuli küll üsna kindel 0-2 kaotus, aga mõlemas game'is seal ikkagi game'i esimese poole pakkusite ka konkurentsi ja me jõuame selle hetkeni, kus oli siis Plavintsil ja Fokarotsil oli matšpall ja teie ei lahenda ära vist seal, nemad saavad kaitses, Plavintsi saab kätte kaitses, tuleb rünnakule, võrk jäi tühjaks ja läheb siis lööma legendaarne Martins Plavins ja otsustab lüüa piiri, nagu sina ka hiljem intervjuus ütlesid, et sa ilmselt aimasid, et seda piiri võib minna lööma ja sa tood selle palli kaitses perfektse puutega üles ja hetk pärast seda, Kusti, sa otsustasid oma 2 ilusat keskmist sõrme heale sõbrale teisele poole võrku näidata ja asi siis
mis juhtus, te ei saanud seda punkti, Karma kohe tuli vastu, et sa ei löönud, kas sina ise vist ei löönud seda palli maha või? Jah, võrku lõin, jah. Lõid võrku ja sealt tuli väga kiire Karma sulle tagasi ja ma ütlen, mina ei ole rannavõrkpalli nüüd liiga kaua elus nüüd jälginud, aga nii ägedat hetke nagu see olen ma näinud vähe. Plaavins naeratas sulle näkku pärast selle viimase punkti lõppu, sina naeritasid talle näkku, kohtunik vaatas mõlemale otsa, mõigas ka ja mis kohtunik ütles teile, et tegelikult selle eest ju peaks ilmselt üldse Jurmalast ära saatma kuskile koonduslaagrisse, aga kohtunik ütles, et sellisel momendil arusaadav ja lähme edasi. Nojah, see oma sisult ei olnud ju midagi nagu sellist see oli siuke positiivne keskmine sõrm. Maitsekalt tehtud. See oli ikka nagu väga positiivselt, et selline mingit siukest beefi meil omavahel ei olnud, see oli lihtsalt selline, et me olime selle mängu juba nagu tegelikult olime juba, võiks öelda, et olime kaotanud ja siis kogu selline mängu iseloom oli ka selline tegelikult meie poolt natuke üle võlli mingite asjade tegemine ja selline liigne lõbutsemine. Et üldse kuna selline võimalus nagu sadas sülle, et esiteks, et me saime koos mängida, me saime Jurmalas mängida, me saime peaväljakul mängida Plaavins Fokerotsi vastu, seda ei olnud meil sellist plaani absoluutselt tehtud. Ja siis see kulmineerus sellise suure ülevoolava sellise rõõmuna, mis siis et sa ei olnud seda planeerinud, et see tuli ikkagi jah, see sündis seal hetkes ja seal midagi pahatahtlikku ei olnud, see oli hästi selline rõõmus soe hetk ja kõik seda nagu niimoodi kogesid väljakul ja kohtunikud ja ka ilmselt publikust ei olnud näha seal sellist vihavaelnu. Et siis tuli ma tahtsin talle midagi nagu näidata, et siis tuli juhtus niimoodi, et teinekord näiteks ei ole midagi muud. Aga mida sa näitad muud? Šakat võib-olla või midagi. Või lihtsalt keelt või midagi, et viisakam oleks olnud võib-olla olla, aga ega ei kahetse, kuna oli väga tore hetkel ja on mida meenutada. Ja minu arust ka kohtunikud väga hästi lahendasid ära selle, et nad ei andnudki, nad ütlesid sulle, et teises olukorras, kui see oleks tavamängus ja sa vihaselt näiteksid, loomulikult see oleks halb, aga nad nagu ütlesid, et see ei käi mängu juurde, aga me saame olukorrast aru ja ma saan pärast ka supervisor tuli samamoodi juurde, ütles, et ma kuulsin, et tegid pulli, et tore, et tegid, aga ära järgmine päris samamoodi tee, et kõik nagu mõistsid üheselt, said aru, et see ei olnud spordialale kuidagi kahjulik. Jah. Ütlesid ära rohkem tee. Ja te saite 5. koha lõpuks turniiril. Kui me nüüd üritame midagi natukene see kriipivad ka siia saatesse sisse panna, siis tõesti see veerandfinaal, kas see oli vist Rumsevitšus ja Polovinskas leedulased vastas, oli seal ka teisel väljakul seda mängu tegelikult võtta tõesti mitmes kohas, 3. skeemis oli võimalik eest ära minna, oli võimalik seal matšpalli lahendada, olite juba kaitsest palju üles saanud, ei lahendanud. Kas jäite ise natuke pehmeks, kuidas sa tunned seda? Pehmeks, võib-olla pehmeks, ega see pehmeks jäämise põhjus ei ole see, et ma olen nagu seest pehme, vaid et nagu ei klappinud nii hästi võib-olla, et seal pall sinna kohta, kust oleks saanud seda kõvasti virutada, et oli nagu, pidi nagu rohkem aitama, et oli võtta, julgelt oli võtta, oleks pidanud tegelikult võtma. Jääb küll nagu kriipima veits, Kauril isegi nagu rohkem, et ega jällegi sellise ettevalmistuse ja selliste sündmuste pealt oli nagu loogiline kõik, et ega ei peagi nagu saama seal kohe poolfinaali ja nii, aga see mäng oli võtta ja ütleme, et need leedukad, kuulsin ka pärast, et nad olid vist mingi 3 või 4 turniiri järjest jäänud 5, et neil oli seda põlemist nagu rohkem sees, et lõpuks ära murda sinna poolfinaali. Ja nüüd vist, kas nüüd eelmine nädalavahetus ka nad seda Nations Cupi mängisid ju väga, väga edukalt, et Leedu mõlemad paarid said edasi, nii mehed kui naised tähendab, jah. Et väga, väga tublid, võib-olla väärisid nemad seda võitu, seda kohta nagu seal poolfinaalis rohkem. Nüüd, kui me meeste turniiri lõpetuseks ütleme veel midagi, siis seda, et finaal, kui me siin enne rääkisime, mis on Futuresi tase, meeste finaal, Plaavins Fokerot seal täis maja ees peatribüünil päikese all ja vastased olid siis Aleksandr Samoilovs, kes pidas oma viimase mängu Jurmalas ja tema noor paarilina Aužins. See oli väga põnev finaal, väga kõrge tasemega finaal ja tõesti seda publikut see mäng
kuidagi nagu puudutas eriliselt, et on näha, et Lätis on neid ikkagi rannavõrkpallisõpru päris palju, kelle jaoks rannavõrkpalli tippaarid tähendavad palju, nii et seda finaali seal ka kohapeal vaatama jääda oli tore ja kogeda, et Samoilovs ja Ausint said tegelikult väga ilusti Euroopa meistritele vastu, nii et kui ma üritasin ka ise midagi positiivset pärast mõelda, et tegelikult mulle tundub, et teie finaalipääs oleks olnud ilmselt päris keeruline, et lõpuks kas see on siis 5., 3. või 4. koht, ega seal nagu suurt pilti vaadates võib-olla liiga suurt vahet ei olnud, et tähtis oli see, et te mängisite korralikku rannavõrkpalli. Ja suurt pilt vaadates oli väga äge, et saime selle võimaluse ja saime Kaur sai oma esimesed võidud ja esinesime ikkagi tegelikult üle ootust hästi, nii et mina jäin küll selle kogu nädalavahetusega väga rahule. Ja tore kõrvalfakt, et viimased ööd me ikkagi veetsime Kusti ja Kauriga samas toas. Mitte samas toas, samas korteris. Samas korteris, jah. Ja väga meeldivad toakaased. Teine kordki. Samad sõnad oli täitsa aus. Suur rõõm, Kusti. Aga Eva-Liisa, sinuga me samas toas seekord ei olnud, kuigi pidasime Jaane koos, nii et selles suhtes meie saade on natukene selline, ütleme ikkagi kodukootud põlve otsast tehtud ja inimesed tunnevad üksteist ka Urmasega ei ole ammu kokku. Ma tunnen ennast täitsa üle arusõna. No sinuga kui muidugi Urmas, me sõime ka mitmel korral õhtust ja vaatasime mänge koos. Tõsi. Ja kommenteerisime ka ühte mängu. Tõsi. Nii et me tuleme Eva-Liisa juurde, ma tean, Eva-Liisa, sul on mida rääkida ja mul on ka mida küsida. Alustame ikka kõige tähtsamast. Eva-Liisa Kuivanen, Liisa-Lotte Jürgenson alistavad Futuresi veerandfinaalis kodupubliku lemmikud, Läti ühed kuulsamad sportlased Tiina Graudin ja Anastasia Samoilova. Väga ilus, Kusti õige. No mis tunne endal oli? No, ma olen seda intervjuusse sult küsinud tegelikult, mis tunne on, kuidas sa sellesse suhtud, aga räägi siin saates ka natukene, kuidas sina noore 20, mis sa oled meil, 22 täna, 22-aastase sportlasena sellist võitu läbi elasid? Kuidas sinna vastu üldse läksid, milline see mentaliteet oli enne veerandfinaali, sest ma ütlen ära, et te olite võitnud oma alagrupi, te olite saanud top 12 hea võidu, see tähendas, teile tuli see kõrge asetus sinna veerandfinaaliks ja siis teil sattus nii-öelda lucky loser, ehk siis Samoilova Graudina, kes olid 12 parema seas kaotanud Eberile ja Konstantinovale, teisele Läti paarile üllatuslikult. Ja siis teie saite nii-öelda, pidite olema jutumärkis õnnelikud, et saite nüüd lucky loserina sinna maailma ühe tippaari vastu. Ja olime ka õnnelikud. Olite õnnelikud? Tagantjärgi. Tagantjärgi, okei. Aga jah, kui kogu see möll seal käis, no ma ise katsusin mitte nii madalale siis võib-olla langeda, et ma pigem proovisingi võtta, nagu ma olen rääkinud, siis terve see turniiri moto oli see, et okei, et job is not done, et me lähme nagu mänghaaval. Et jah, ma katsusin mitte langeda sinna spekulatsiooni auku, et kus oleks pidanud mõtlema appi, et äkki nad seal mingi skeemitasid, mis iganes oleks võinud seal olla. Pigem, jah, mul okei, selge, vähemalt on nüüd videot olemas, mida vaadata, mis on väga positiivne. Ei pea otsima kuskilt August ja Rivol on mõnus taktikaline plaan ka juba paigas, eks ju, et väga hea, et okei, vaatame video ära. Mis taktikaline plaan oli siis? Ma liiga palju ei hakka ütlema, et äkki saab äkki teised rotivad ära, oskavad eesti keelt, aga nii palju võin öelda, nagu mängust nägin, siis Samoilova peale tuleb servida. Samoilova peale tuleb servida ja võita, töötab. Aga jah, enne seda mängu närvilisust ei olnud. Mul endal võib-olla oli see süke sportlik viha, mida oli kestvusest rohkem. Et pigem oli see, ma läksin, süke huvitav hetk oli see, et seal tuli vist ka Plavins tuli vastu, eks, kui kõndisime Lottaga Sovendus väljakule ja siis ma ei tea, miks oli vaja. Ta ütles meil inglise keeles, et good luck ja siis ma eesti keeles vastasin talle midagi, mida ma siin ei hakka kordama, aga mul oli süke pärast mõtlesin nagu põhimõtteliselt Kusti. Et sa olid täitsa nagu valmis, sa põlesid sees või? No ma põlesin ikka sees korralikult jah, et tagantjärgi ma olen siis Euroopa meistri Plavinsole olümpial käinud ja ma niimoodi nagu öelda näkku eesti keeles on nagu okei, et väga huvitav. Aga ei jah, kohe see on soojendusväljakule nagu ma olin see, et endal oli süke tunne, et okei, et davai, et nad võivad tulla, ma tean, et on head, nad peavad meid võitma, nad peavad tõestama seda, et on head. Et soojendus oli kohe
me jõudsime soojendusväljakule esimesena, Samoilova, Graudina tulid seal mingi 5-7 minutit hiljem. Samoilova astus sinna soojendusväljakule sisse, naeratas, äkki ütles tere, ma vaatasin selle tuima, nagu mul olid prillid ja klapid peas, ma vaatasin tuimalt otsa, mitte midagi, ma mõtlesin, okei, et nagu ma ei ole nagu mingi fangirl siin, et tuleb mu vastane. Ja samamoodi siis soojendusel ka nagu ma ikkagi ütleme nii, et ma ikka olin paras bitch olin seal väljakul, et mul nagu nende vastu mingit aukartust ei olnud. Aga jah, see mäng kuidagi kulges tegelikult alustasid täitsa korralikult. Me seal jäime tegelikult, mis läksime suht punktis, olime 3 punktiga maas äkki ja siis nad vist olid seisul 19-15. Kui me lõpuks, pidime kogu aeg, nagu ma ütlesin, pidime panema servi siis Samoilova peale, aga kuidagi see servi käsil ennast kogu sinna nagu keskele, siis Graudina võttis selle palli ära jälle ja siis Graudina ikkagi suudab natukene paremini ja parema kõrguse pealt neid lahendada, sest oli nagu, kogu aeg oli nagu selline võimalus, aga siiski nagu läks serv jälle nagu valasse kohta, et ei pidanud nagu mänguplaanis liiga hästi kinni ja kuni seisuni 19-15 me lõpuks saime äkki mingi 3 servi järjest sinna Samoilova peale, et saime aru, et okei, et oleks võinud ju varem seda teha. Et sealt hakkasime vaikselt murdma ja no Lotta legendaarsed trossi servid teid meile meistrikate kulla ja teid keimballi ka ära. Et... Kuule, ma pean siin ütlema, et me ei saa enam seda Urmas Piigi trossiservi saaks nagu nimetada, siis me peame Liisa Lottaks selle ümber nimetama, eks ole? Ma ütlen sama. Liisa Lotta, sa oled meie saatega montaaži tegija, nii et pane siia midagi ägedat kuskile paukuma ja lendama, et praegu see hetk on nüüd tehtud. Trossist ässad. Jah, trossist ässad. Urmase järgi enam neid ei hüüa, nüüd on meil Liisa Lotta trossist ässad. Liisa Lotta trossist ässad, jah. Et kui selle ära tuli, siis me tundsime võib-olla kergelt nagu vabanemist. Ma sain seal nagu lõpuks ometi blokis normaalselt töötada, sellepärast et enamus vastased koksavad ja no ei ole nagu väga palju nagu seal blokis midagi teha, jah, natuke peitida võin, aga liiga palju sealt ei saa. Aga jah, sain olla blokist kasulik, see nagu tõi ka nagu energiat juurde, sai seal muid asju hakata tegema ja ma ütlen, blokk-kaitse too mäng töötas nagu väga korralikult, et Lotta seal tõi mingeid absurdseid palle vahepeal üles ja lahendas nagu neid ära ka, et Lotta oli väga agressiivne, ma võiks öelda, heas mõttes seal, et ta ikkagi ise, kui see tõesti ei klappinud hästi, ta sai häid lahendusi kogu aeg leidis. Jah, ma ütleks, et võib-olla Lotta on natukene nagu kaur, et mõlemad on hästi, nagu ei ole kõige pikemad, aga on mega hea füüsisega ja plahvatuslikud, et suudavad tõesti nagu mingit X-asendides lüüa nagu pall täiesti pöörastesse kohtadesse maha. Aga jah, see teine game kuidagi algusest peale, me olime valmis, et nad tulevad kohe nagu uuesti, et professionaalidena nad peaksid, nagu reset peaks neile nagu kiire olema. Et vaevalt nad siin nüüd tahavad kodupubliku ees kaotada 2 Eesti neiule, aga tundus, et tegelikult tahtsid. Et jah, see reset neil tulnudki vist kunagi kohale ja sealt me saime ise hea serviga, saime veel blokiga paar palli, Samoilova hakkas seal mingit eksima ja et me küll olime lõpuni valmis, et ma isegi nagu tundsin nagu, et ma nagu mingis mõttes ootasin seda hetke, kui nad hakkavad siin mingi 2-3 punkti järjest võtma, et mul aju kuidagi ei suutnud olla nagu okei, et ma olen nüüd rahuseisuga, ma olen küll okei, et ma ei saa lasta seda, ma pean seda saidud järje võtma, sest et ma tean, et kui nad tulevad kas või 2-3 punkti järgi, et see momentum võib nagu reaalselt minutiga pöörduda. Et jah, purretasime lõpuni õnneks. Aga kus see enesekindlus tuleb? Okei, me jõuame sinna tänases saates veel korra, aga kas sa ise, te ei olnud ju saanud maailma tippude üle ühtegi, või te ei olnud mänginudki Liisa Lottaga maailma tippude vastu sisuliselt? Lottaga koos noorteklassis Alvarez Moreno vastu oleme mänginud, aga jah, niimoodi tippude vastu, ei, oleme küll varasemalt. Me mängisime Spiisis, tegime trenni Hüberli Kerjaniga. Seal võitsime neid selles trennis. Aga see võiski olla siis see, et te teadsite, et te olete vähemalt maailma tippudega trenni teinud ja te teadsite, et teil on see võimekus olemas, et te võite ka seda turniiril näidata. Jaa, aga ausalt öeldes mul ei olnud vaja seda trenni Hüberli Kernaniga, et ma teaks, et okei, ma olen nagu vääriline, et mängida nende vastu, et samamoodi mängisime Nuuk Sowiga ka ja tegelikult olime päris pikalt taga seal mingis game'is ja tulime ka samamoodi järgi, et meil mingi asi meil nagu on sees olemas, me saame alati
ja me tuleme järgi alati ja ma ei tea, eneseusuga pigem ongi siuke, ma arvan, ta jääbki täpselt sinna, kas sa oled nagu, et egoist on hea olla, liigselt egoist ei saa olla, aga nagu ta peab leima selle nagu täpselt kahe vahe selle asja, sest et paratamatult, kui sa vaatad nagu tippsportlasi ükskõik mis spordialalt, et nad on tegelikult üli enesekindlad ja ütlevadki vahepeal asju välja, mis mõtled, et okei, et nagu ta ei tundu nagu tegelikult normaalne inimene. Aga no me tuleme sinna, sest see on meil täna saates natukene plaanisest lõpus seda arutada ka. Poolfinaalis võitsite siis lätlasi Prailkot ja Naamiket, tuli veel Naamike karjääri lõpetasite ka ära, 2 Eesti paari panid talle ikkagi kõva siukse postumendi sealt 2 viimases mängus jäi ta siis poodiumilt välja, aga jõudsite finaali ja seal Prantsusmaa paar, Ginna ja Dupin ja no minu arust täiesti müstilised naised. Te olete just võitud eelmisel päeval veerandfinaalis Samoilova Kraudina. Me ei tea siiamaani, kas Samoilova Kraudina, mis nüüd motiveeritus neil olid, aga Samoilova ütles ka pärast, kui ma temaga sattusin juhuslikult rääkima, et kuidagi väga enesekindlalt noored eestlased, et mängisidki hästi ja väärisid võitu. Et võib-olla Samoilova Kraudina ei olnud 100% nii häälestunud, nagu nad võib-olla oleks Eliit 16 olnud, aga no ikkagi suvaline paar ei saa võita nii tugevat paari, kes eriti kui nad mängivad oma koduväljakul suure publiku ees. Aga mis sa selle Prantsusmaa paari kohta ütled? Minule tundus täiesti fenomenaalne paar, null viga sisuliselt nende 2 mänguga, mis nad seal finaalpäeval meie vastu pidasid. Nad tegid hea turniiri. Me tegime trenni nendega enne turniiri keskel, vabal päeval tegime ka nendega trenni. Pole midagi öelda, nagu ma ütleks, nad ongi suhteliselt stabiilne paar. Minu arust nad ei ole midagi väga-väga erilist. Et Future tasemel nad ongi seal tipus. Ja Future tipus Challenge'i kvalli paar, ma ütleks. Ma arvan, et meil võib-olla hakkas seal jõud võib-olla natukene raugema. Kuigi ma arvan, finaalpäeval on kõikidel võistkondadel juba kumma natukene töss. Võib-olla jah, meil äkki jäi sellest mentaalsest tugevusest, sellest nagu viimase pushi lükkamisest jäi natukene puudus, ka tegelikult sealgi võitsime ju teise game'i, saime nagu kätte ja siis 3. kahjuks me ei saanud sealt hästi minema. Et nende game'i alguse minekutega oli üldse mis natukene keeruline see turniir, aga jah, et nad eksisid vähem kui me ei loodnud, nad eksivad, aga me ei saanud neid võib-olla lisapunkte, mis oleks siis võib-olla meid rohkem aidanud, aga tegelikult oligi meil ka finaalis võimalus, et jällegi läks siis serv, pidin lööma 2 peale mängijale, läks natukene liiga keskele ja sealt sai selle side-out'i kätte, et oli ka võimalus võtta minu arust 12-10 või midagi sellist, et ka nagu tagasi jälle mängu tulla. Aga ma mõtlen, Prantsused tegid hea turniiri ja jah, vasakukäeline see väike kaitsemängija teeb vasakukäelist asju, et nad minust tavaliselt on rohkem siuksed visardid. No ja kui me võtame selle turniiri nüüd ikkagi kogu Eesti pildiga, siis Liisa Remmel, Helene Ollas, kui teie saite hõbemedali, siis nemad võtsid selle 3. koha ära ja olid siis koos teiega poodiumil. Jälle küsin selle lolli küsimuse, kas oli mingi eriline tunne ka, et sa tead, sinu enda head sõbrad ja kaasmaalased olid samal ajal poodiumil? Jaa, meil oli väga tore oli nendega koos poodiumil olla, teine kordki võiks. Jah, meil oli selles mõttes, tore oli küll. Et ma ei ütleks, et jah, nagu kas ma tundsin midagi super erilist, mis oleks mulle nagu mega meelde jäänud, et me olime kõik seal 4 poodiumil, võib-olla midagi ikka, aga nagu mitte midagi super erilist. Et ma teadsin, et neil kindlasti on see kvaliteet, et olla seal. Jah. Minu arust täna see vahe natuke teie paaride vahel ongi see, me oleme siin Liisa Remmelega seda saates ju rääkinud, et Liisa jääb natuke oma rünnakutele, eriti kui tal ei ole hästi pall ees, jääb natukene lahjaks see rünnak. Et minu arust just Liisa Lotta ja Liisa see vahe tuli välja seal Jurmalas neid mängi järjest vaadates päris hästi, et Liisa Lotta suutis seda agressiivsust säilitada, et isegi raskemates olukordades ta leidis lahendusi, aga Liisa Remmelgal jääb natukene puudu alati sellest, et sellest raskest olukorrast ennast hästi rünnakule viia ja mulle tundus, et see oli see vahe sellel turniiril. Võimalik, seal võib olla mitmeid erinevad asjaolused, et minust Liisa tegelikult
et ma ei usu, et on see hooaeg veel näidanud seda pilti, mida ta tegelikult suudab, et vahepeal trennis on tõesti nii, et ta läheb üles, et ta teebki need koksud on lihtsalt niivõrd kiirelt, et tõesti nagu maailmaklass, et Helena samamoodi. Et jah, võib-olla on seal ka see sama eneseusu küsimus, et ma arvan, et meil siin on tore grupp, Terminaatorid on nii grupi nimi, et jah, Eesti naistekoondis, et jah, ma arvan, et tegelikult Liisa Helena saavad väga tublilt hakkama ja nad jõuavad veel kõrgele. Ma usun sama ja no Liisa kaitsest rääkides, see oli ka Jormalas ikkagi täiesti suurepärane, seda on nauding vaadata, kuidas Liisa sisuliselt kõik vastaste rünnakuplaanid loeb läbi ja jookseb pallid üles. Ma nii palju lihtsalt lisaks, et jube äge oli vaadata neid mänge, see on naiste mänge ja no Kauri Kusti oma ka, et ma ikka täielik fänniks kehastusin seal ja ikka hääle karjusin ka kõvasti ära ja see oli väga nagu lahe, aga just naiste mängude puhul siis kuidagi nagu minu jaoks oli, kui ma vaatasin Liisat ja Helenet, siis ma vaatasin ja no, et sa vaatad peale, see peabki nii minema, see kõik on nii kontrollitud, see puude, et ta tahtis täpselt selle palli sinna panna, tegid ära, kõik on nagu nii loomulik. Ja siis ma vaatasin Lotat ja Evat, siis mul oli see, nagu natuke kogu aeg, vau, mis nüüd juhtus ja nagu, et kogu aeg on nagu üllatus või natukene nagu see, et ja see oli nagu positiivne, et see lõppus kogu aeg nii hästi nagu, et see oli mingi X asjad nagu, et see vaatab peale, oi, siuke olukord, punkt jälle, okei, nagu, et vapšee nagu, et nagu täiesti kaks erinevat pilti minu jaoks, aga mõlemad olid positiivse lõpuga nagu, et väga nagu lahe. Me vist oleme tegelikult ka suhteliselt erineva mängustiiliga, et ma arvan, et meil on rohkem võib tulla sealt mingid igasugused X, mingid flapiga tagurpidi mingisugused rünnakuid või asju, et ma arvan, Liisa Helena nagu neid palju nagu, nii palju riske võib-olla seal isegi võtaks, et jah, nad on rohkem standardsemad, me võib-olla teeme rohkem mingeid trikke ja veits oma loomingud, mis vahepeal tasub ära ja vahepeal on täiesti lollused. Küsin selle Jurmala lõppu veel, et kas see kuidagi on natuke kurb ka, et kui sa võidad Euroopa meistreid maailma täieliku tipppaari ja Eesti meediasse see väga nagu kuskile see uudis ei jõua. Kas sa üldse mõtled selle peale? Kuidas suhtud sellesse? Pärast turniiri lõppu ma arvan, et ma ise olin juba niivõrd väsin, et mina ei jõudnud silma peal hoida, kes kus midagi postitab, pigem sõbrad-tuttavad õnnitas, et mul nagu see läheb rohkem korda. Aga ses mõttes mul on ülimalt kahju, kuna sponsorid ja toetajad, kes siis aitavad meid sellel teekonnal ja üleüldiselt me võime rääkida, Eesti kultuur on tegelikult see sport, et kui midagi nii nagu ägedat või toredat juhtub, et see, ma saan aru, et meediaväljaannetel, et ongi palju asju, et ei jõua kõiki kajastada, aga kuskilt jah, et nad ei jõua asjad meediasse, see pärast on ka nagu raskem sponsoreid leida. Ja ma arvan, et sponsoritele ja toetajatele on kindlasti väga oluline, et ollagi seal, et nad saavad minna öelda pärast järgmine päev tööle, ütlevad, jah, ma nägin meie logo, nägin kuskil jälle, et nii tore, et see Ventus või kes iganes meie nagu sponsorid siin on, eks need on veel kahjuks ei mahtunud kõik pudeli peale, aga et kindlasti need jäävad lõpuks nimele külge, nagu Liisa Helena võib öelda, et me teame, et Jazz Pesurale neil on nagu sponsor, et ma tahaks väga, et Ventus ja kes kõik meil veel on vahvad toetajad, et ma tahan ka, et see nimi jääks nagu meile nagu külge, et kui keegi kuskil näeb, et Eesti rannaval tüdrukud, see on see Ventus või see on see, et see annaks nagu neile ka rohkem tagasi kui lihtsalt see toetus, mis nad meile annavad siis. No võt, aga head sõbrad, meil on aeg Jurmala erisaate Jurmala osa kokku võtta, aga see ei tähenda, et saade läbi on. Liigume edasi. Ja me liigume saatega tõesti mõnusalt edasi. No Kusti. Pole ammu näinud ikkagi, võib öelda ka. Mängisid sa talvel siis Tartu Bigbankis saalivõrkpalli, 2 tiitlit, tähtsad tiitlit, ma pean silmas, Balti liiga võit, Eesti liiga võit, aga mis kõige tähtsam, sündis ka River, ehk siis sündis sinu teine laps ja teeme selle aplausi. Jah. Abikaasale aplaus. Jaa, tema roll kahtlemata oli siin suurem kui sinu väike sätsakas, aga kuidas selle talve ise kokku võtad? Kindlasti oli huvitav 10-aastase pausi järel tulla tagasi saalivõrkpalli juurde. Talv ja
päris siuke hull talv oli tegelikult. Oli ikkagi nagu no suht raske oli see talvine periood. Ma olin haige palju, oli palju nagu noh, üldse suur muutus, enne kui olisime Tartusse, enne oli meil teistsugune elu seal täitsa. Oli vähem, või noh, pere meil seal lähedal ei olnud enne, me oleme väga harjunud palju aega oma peredega veetma. Ja selline suur kohanemine ja palju uut ja selline noh, selline kogemus. Kokkuvõttav talveperioodiks. Kuidas sa ennast kui saalivõrkpallit nüüd vaatad, kas sina oled täna ikkagi täiesti rannavõrkpallur oma tüübilt või sa nägid, et sa ka saalis võiksid sidemängijana veel, noh sa oled juba 33 muidugi tuleb tõdeda, aga et sa võiksid veel saalivõrkpallis sidemängijana kuskil jõuda, kuidas sa omast sellist potentsiaali hindad? Ma arvan küll võiks, suht rahulikult võiks. See areng oli nagu ma ikka läksin suht algajana sinna augustis siis nendesse saalitrennidesse. Sellel no ikka reitsilt palju uut oli. No mäng on muutunud enne 10 aastat on mööda läinud, see on ikka nagu on veits aega. No hästi järsk oli see õppimise kõver. Aga nagu vaadates siis seda hooaja teist poolt või seda lõppu, et siis oli juba nagu täitsa siuke normaalne see mäng. No selles mõttes, et tuli nagu ikkagi ma ei tea, noh, minu taha nagu seal väga midagi ei jäänud, ma ütleks, et oli selline, tuli täitsa okeilt välja. Et võiks edasi minna küll, kui oleks see tummine soov. Kas see oli keeruline ka, et sa oled 10 aastat selle Mardiga seal kõrvuti olnud, ükskõik kui kehvasti teist ka kumbki mängib, te olete alati mängu lõpuni väljakul. Aga et saalivõrkpallis on nii, et vahel sa ei saa alustada mängu, vahel sa ei saagi väljakule. Vahel saad mingiteks hetkedeks, vahel oled rohkem. Et kas sinul oli ka sellega kohaneda kuidagi keeruline või see oli pigem lihtne, sest teil on see punt oli seal hea ja varumeeste pingil oli ka lõbus olla? Oli küll lõbus olla seal, jah, varumeeste pingil ka. Ei, no ikka see point, mis ma läksin, ma tahtsin ikkagi mängida ju. Et see oli nagu noh, ma teadsin seda, et see tuleb enne need pingil istumisi, et eriti nagu, kui ma ise enne hooaega vaatasin peale, siis ma vaatasin, et pigem kui ma esimese pool aasta nagu rohkem istun, siis ma teise pool aasta tahaks rohkem mängida. No enam-vähem vist nii nagu läks ka pigem, et ma seal põhiturniiri ajal mängisin vähem, aga nagu play-offide ajal olin nagu vist isegi rohkem olin platsil. Et läks niimoodi. Ja punt oli väga lahe, mäletan kohe iga kord, kui mäng algas ja me mõlemad Rasmus Meiusega olime ja alustasime pingilt, siis me võtsime mõnusalt koha seal Ott-Erik Kalmuse kõrval sisse ja varmi jalad üle põlve ja hakkasime vaatama siis head võrkpalli esireast. Et oli seal nagu sellisest heast vaibist nagu puudust ei olnud kordagi, et siuke võistkonna chemistry oli ikkagi nagu, oli ikka väga hea, et see 14 erinevat kuju kõik omamoodi nagu tegelased, sellised, no ikka väga erinevaid kujusid on seal, et lahe oli neid kõiki tundma õppida ja nagu headeks sõpradeks saada. Aga jõuame nüüd sinna, mida sa ise juba mainisid, aga see miski jäi ikkagi puudu, et sinna saalivõrkpalli juurde nüüd lõplikult jääda. Ole ja ürita siis kirjeldada natuke oma emotsioone, et sa tulid tagasi, natuke ütleme ikkagi olude sunnil saalivõrkpalli ja ühtepidi sa leidsid sealt häid sõpru, arenesid meeletult, aga teisalt midagi ei puudu. Ole hea, natuke proovi seda lahti mõtestada. Ja noh, muidugi esmane valik ei olnud saali minna mängima. Et rannas need võimalused siis nagu ütleme siis tummisemalt toimetada kadusid ära. Ei olnud paarilist kellega minna nagu noh, võtta ette mingi järgmine projekt, siuke suurem asi. Ja tundsin, et nagu ikkagi tahan sellist tippspordi asja ikkagi edasi teha ja siis oligi nagu saal oli see variant, mis nagu tuli ja mille kasuks siis otsustasime. Aga jah, ütleme nii, et kui nüüd see saalihooaeg läbi oli ja siis me tegime väikse puhkusereisi Tenerifele, siis seal uuesti rannapalli jälle kätte võtsin korraks, siis oli noh, ütleme ikka siuke õige tunne oli sees või selles mõttes, et oli see mäng on ikka meeldib väga palju rohkem, et kui neid võimalusi oleks
ongi sisuliselt ma jälle jõudsin palju ikka selleni tagasi, et sportlastel, kui palju sõltub sellistest võimalustest, ütleme, kui palju on ka sellist head õnne vaja või sellised et see ei ole ainult, et sul talendikus pluss töökus võrdub tulemused, et sul on vaja seal kõik need tükid peavad kuidagi sobima paika ja sul vahel ka saalis on sul ju kellegi karjäär puhkeb õide, kui keegi teine saab vigastada, ta saab võimaluse, ta läheb ja ta läheb. Et seal on neid asju on, mida ise planeerida kuidagi ei saa ja läheb, kuidas läheb ja need osadel läheb ühtemoodi, osadel teistmoodi. Et minul siis tuli selline võimalus Tartusse minna. Seal ma sain sellise ma sain ühelt poolt teada, mida tähendab pika rannakarjääri siis järel minna, teha, vaadata, kuidas saalis läheb. Et ega kui ma selle otsuse tegin, ega ma kordagi saalipalli puutunud ei olnud, panin allkirja alla ja et sõidame, vaatame, kuidas läheb. Et see oli siuke suht tegelikult julge samm. Et ühelt poolt sain teada, et samas kui siin Eestis niikuinii on palju neid, kes pendeldavad saali ja ranna vahel või lõviosa on need, kes tahavad olla rannas ja tegelikult on saalis, et neid on väga palju. Et mul on ka kogemus, mida jagada neile näiteks, et kuidas see on, kui tahad ühte teha, tahad teist teha, et mis need mingid asjad, mida kaasa võtta, asjad, millega arvestada, mida arendada, et neid on seal päris palju. Sain teada ja teiseks ma sain ka oma mingis osas sellise saavutusvajaduse sain seal rahuldatud. Sellise, ütleme, et ma tahtsin siis näidata, tõestada iseendale, et ma saan sellega hakkama. Ja mitte lihtsalt hakkama, vaid ma sain täitsa hästi hakkama, ma ütleks. Ja selles mõttes endaga ma jäin hooaja lõpus jäin rahule. Et selle sain ma sealt ka sellega. Ja lisaks palju uusi sõpru, et see oli ka väga äge. Mida tulevik toob? Kui palju sa täna juba tead? Ma tean, et sa liiga palju vist ei tea veel isegi, et see otsingud alles käivad, jah, ikkagi väga kaldub siia rannavõrkpalli poole minu tulevik ka. Et meie saatele kohaselt me teeme siin aplausi. Et ei tea veel täpselt, mis see kuidas, aga et sa tahaks olla rannavalusena sees? Jah, ma tahaks olla rannavalusega seotud, tahaks võimalusel mängida, kui mängimiseks mingid väga häid võimalusi ei ole, selles mõttes mingid täitsa profiks minna variante praegu sisuga ei paista niimoodi kohe. Siis teha treeneritööd, teha mingid ettevõtlust. Mul on ka palju lahedat välismaa kontakte, kellega teha koostööd, et hakkan neid asju sinna vaikselt liigutama. Ja võib-olla trenni kutsuma kedagi varsti. No me oleme ka Urmasega ja 544 Kustiga olnud ühenduses, nii et kes teab, mis siit kõik välja veel koorub. Ma pean küsima ka ära selle küsimuse, et Kauriga, esimene turniir läks siis okeilt, Kusti, et kuidas sa tead, ma tunnen ennast natuke see, kes on kosja sobitaja, öeldakse eesti keeles või, et ega ma seal Jurmalas ka, kui me ikkagi käisime kuskil söömas, ega ma ei jäänud nügimata, et kuidas sulle endale tundub see värk. Ma tean, et tal on see paganama leping Selveriga ja sinna läks Aavo Keel nüüd treeneriks ja Aavo juba ka Kauriga kohtus. Ma küll täpselt ei tea, mida nad selle kohtumisel rääkisid, aga midagi nad ilmselt rääkisid rohkem saalivõrkpallist. Aga kui nüüd Kaur peaks saama selle võimalus, et ikkagi ei jätka saalis, kas siis see võiks olla mingisugune plaan? On sul mingisugused teised Eesti mängijad, keda sa oled vaadanud, mõelnud? Jah, Kaur mängib saalis selle hooaja vähemalt ära, seda mulle nii ütles. Et Kauriga võiks muidu mängida küll. Ongi, ma võiks olla selline, ma kui rääkisin Rivoga ka ja ma võiks olla selles mõttes minu selline väljavaade mulle endale ka sobiks üks selline variant, et ma võiks olla selline mängija, kes näiteks kui on mingi noor, kes väga soovib mängida MK-etappe ja tal
on vaja sellist kogenumat meest kõrvale mõneks ajaks, siis ma hea meelega täidaks seda rolli. Et kui mitte võtta sellist nagu, kui olla selline, selline, ma ei tea, mängiv treener või selline abiline nagu. No nii nagu lätlastele nüüd natuke olnud, Plavins ja Tots ja seda tehakse väga Samoilovs palju, ja seda tehakse palju nagu Šveitsis, Itaalias. Et Itaalias see härra Paolo Nicolai nagu oli pikalt mängija, nüüd on treener, tal oli ka oma treeneriga samasugune seis, et enne, kellega ta koos mängis, siis läks treeneriks. Et seda tehakse palju, mängitakse noor-vana koos mõnda aega ja siis see on nagu selline, ma tunnen nagu, meil Mardiga läks esimese võidu saamiseks nagu 2 aastat mängisime. Et kui on kogenum mees kõrval, siis võib tulla vähe kiiremini see ja see areng olla tegelikult nagu palju kiirem tegelikult. Et ma usun, ma võiks olla kasulik veel Eesti rannavõrkpallil. Me teame, et sa oled. Siin ei ole vaja uskuda, me võime kinnitada seda kohe sulle. Kuidas Mardiga? Ma vaatasin, et sa käisid nüüd King of the Courti ka mängimas. Ja loomulikult 2 sükest toredat Baltikumi paari said trennis kokku, Korotkov, Tiisar ja Samoilovs. Kui Nõlvak, räägi sellest trennist natukene ja omavahelisest suhtlusest. Jah, eksprompt juhtus see eelmine õhtu siis Saša kirjutas, ma olin just siin mõne inimesega seal, olime linna peal ja Saša kirjutas, et teeme trenni homme ja ma ütlesin, et kui Saša küsib, siis ma lähen. Ja siis hommikul selgus, et näe Mardi tiimaga, et siis lähme. Trenn oli selline tubli, mängisime 2 geimi, me vist ikkagi mõlemad geimid kaotasime, aga selline oli võitluslik. Saša sai palju blokke seal ja ma pidasin ka väikse une pealt, pidasin vastu selle trenni. aga muidu oli vägev. Jah, Saša on tubli. Ja kuidas sa tagasi vaatad oma eelmisel aastal, ütleme, kui teil Mardiga tuli see otsus, et ikkagi lähete eraldi edasi, kuidas sa täna vaatad sellele kõigile otsa? See oli ikkagi nagu, võiks öelda küll üks kõige raskemaid perioode muu elus, mis mul on olnud, et elasin seda päris raskelt läbi, ütleme, et nagu pool talve läks ka sinna nahka. Kõik need muutused, mis seal olid, tulid kõik korraga nagu ikka, elul on kombeks. Et oli üksjagu keerukas. Jah, Mardiga ma ei saa öelda, et ta mingi hea sõber mul oleks nüüd, aga saame hakkama, saame trenni teha koos ja juttu rääkida veits, et saame hakkama. Elu läheb edasi. Läheb edasi, jah. Seda on rõõm kuulda. No tuleme edasi, nii vahva on Ussika alati rääkida. Ma ei tea, kas me peame siis stuudist ära minema täna mingi hetk, kui me võime siin istuda, kuni meil teemasid jagub. Ma võin öelda, Kustiga meil teemasid üldiselt jagub. Aga Eeva, sinuga teemasid jagub lühidalt ja konkreetselt samamoodi sellest sinu siis kevadest ehk siis USA-s jõudis kätte see aeg, kui hakkasid kõige tähtsamad mängud kätte tulema ja sina siis oma ülikooliga kas puretsid lõpuks välja, eks ole, NCAA ehk siis USA üliõpilasmeistrivõistlusteni, mis iseenesest oli juba ikkagi eesmärgi täitmine ja seal siis jõudsite oma ülikooliga veerandfinaali. Räägi sellest kevadest natukene, kuidas ülikooli vaatest välja tuli ja õnnestus ja kui tähtis sinul üldse seal mingisuguse tulemuse tagaajamine oli? Kevad oli väga huvitav, et väga uudne olukord. See koormus, mis kevadel tuli, oli väga juhker. Mängisime järjest 8 turniiri, ehk siis 2 kuud iga nädalavahetus olime kuskil. Ja teatavasti USA on päris suur riik ja seal neid 8-tunniseid bussireise oli päris palju ja siis lendamist kuskile mujale ja tuli päris palju ette. Väga äge oli selles mõttes, et sain olla esimese paari liige, ehk siis kiiresti räägin, et on 1-5, eks ju, siis 3 võitu peab saama, ma olin siis selle esimese paari blokimängija. Et saime mängida väga korralike paaride vastu. Ma ütleks, et väga Futures Üleminots Challenge isegi. Näiteks Alvarez Moreno vastu mängisime nii mitugi korda. Jah,
ma ütlen, et see kindlasti võib-olla andis ka tõuke mu selle nagu enesekindlusele, kuhu ma pärast tulema, aga jah, ma nagu jään seda küll väga positiivselt meenutama ja juba ootan tegelikult huviga seda järgmist aastat, et kui jah, see aasta, nagu sa mainisid, siis saime sinna NCAA finaalturniirile, kuhu saab siis 16 kooli ja sinna saamine on ka tegelikult omaette trikk, sest et sealt läheb rankingu järgi ja meil seal liigas on väga palju neid võistkondi ja ranking tuleb ka nii, et ei ole mingit turniiri tabelit, kus tuleb see ranking, vaid on ikkagi nii, et on mingi komisjon, kes siis nagu otsustab, et okei, et me nagu hääletame nagu selle võistkonna sinna ja selle sinna. Et ei ole nii, et seal Balti liiga tabel, et okei, saad 3-2 saad mingi 2.2 punkti niimoodi, et sa pead nagu veenma põhimõtteliselt komisjoni, et sa väärid olema kõrgemal. Ja ronisime sinna täitsa ülesse välja tegelikult ja ma ütlen, et see on ajalooline muidugi ka, et ükski kool ei ole esimest aastat olnud liigas ja kohe jõudnud turniirile ja siis seal veel nagu edasi ka jõudnud. Võitsime ka oma konverentsi, mis oli väga äge. Jah, hästi läks see kevad, ma arvan. Rõõm kuulda. Üks huvitav asi, mida jah, sa juba siin nagu natukene mainisid, aga mille juurde ma usun kuulajaid võiks ka tuua, on see, et see USA üliõpilassüsteem on minu arust üks mega äge süsteem, mis näitab, kuidas ka individuaalala, mida natukene Rannaval on, 2 mängijat, ei ole ikkagi suur siuke pallimänguala, kus on 10 inimesi korraga ühes võistkonnas, kuidas see võib olla täiega tiimisport. Nagu sa ütlesid, et teil on 5 paari siis, kas nad hakkavad korraga üldiselt need 5 paari mängima, kui sul on teise kooli vastu mäng või? Ta natukene oleneb, kas kooli enda väljakud, kas seal on siis tegelikult 6 paari mängivad, 6 paar on siis nii-öelda expedition nagu match, et see lihtsalt ei lähe arvesse. Et kas seal on piisavalt väljakuid, on ka soojendusväljakuid vaja, eks ju. Meie koolil on kokku 4 väljakut, ehk siis meil toimub see kogu asi 2 lennus. Et kõigepealt mängivad, kool saab ise seda natukene panna, kes nagu mis paarid alustavad. Aga jah, see finaalturniir mängitakse küll nii, et kõik mängivad samal ajal. Ja kõrvuti väljakutel siis? Eraldi väljakutel jah, seal nagu laiali jaatatud. Küll on seal vahel muu teadagi 5-10 minutit, ehk siis need esimesed mängud võivad lõppeda natukene varem. Ehk siis tegelikult käib ka natukene nagu jooks aja peale ka, et kes nagu kiiremini suudab oma mängu ära lõpetada, et mul ja Chloe'l oli hooaja nagu siin otsustav pool. Oli, ma arvan, et äkki viimase 6 aja jooksul meil lõpetanudki ühtegi mängu ära. Et nii palju oli neid hetki, et okei, et me pusime, mingi läheb seal mingi 1-1 või siis lihtsalt on nii pikad rallid või mingid asju. Ja mäng jäetakse pooleli? Jah. Kuidas see on siis, kas kõrvalt tuleb mingi vile, et kuule, keegi lükkab ära teid väljakult? Käib süke pasun tüüd ja siis sa tead, et okei, mis nüüd sai ja siis tavaliselt on ka suured nagu scoreboardid nagu taga, nagu see ei ole küll nagu liiga mõistlik sinna kogu vaadata, sest ma tunnen, et endal nagu paneb pinget rohkem peale. Kas sa nagu näed täpselt nagu seise, et mis väljakul kes on ja sa mõtled, okei, et palun tulge järgi, andke nagu meile rohkem aega, et me saame siis võita. Või siis on ka võimalik see, et ma ei tea, mängid ise nagu hakkad venitama, et kuskil teisel väljakul näed, et okei, seal on 3. game, et okei, kui me selle võidame, siis meil on nagu duell on meie käes. Et see on süke, ma ütleks, et see on väga entertaining, et seda vaadata on ka nagu ülimalt põnev, sest nii palju toimub korraga ja seal on ka täpselt nagu muidu rannavõrkpall, me teame, et nüüd treenerid ei ole, eks ju, kõrval ja seal treener jookseb 7 väljaku vahelt kogu aeg või? Meil on 3 treenerit ja 3 treenerit peavad olema 5 väljaku peal korraga ja siis ongi nii, et vahepeal sul treener on, vahepeal sul treener läheb ära ja siis vahepeal tuleb seal on nagu pingeline seis, ma pean sinna minema. Et seal finaalturniiril meil siis 5 mängijat eks ju ei mänginud seda, et nad jäid siis põhikoosseisust välja, eks. Siis nad otsustasid, et okei, et kuna see on ikkagi, ta ei ole nagu liiga kompaktne, siis ta on nagu üpriski suure ala peal, sest ka tribüünid on eks ju sisse arvestatud. Ja siis nad vastasid omale walkie-talkid. Ja siis käisid nüüd niimoodi mööda neid väljakuid ringi walkie-talkidega. Ja siin on see, palun sinna seda. Et see on nagu omamoodi möll, et ma ei ole nagu kuskil kogenud mitte midagi selle nagu taolist. King of the Courti nagu vibe natukene mingi turniiri formaat. Tuli just sisse, seda vaatasin ka, et see on päris äge. Jah, ta võib olla King of the Courti moodi küll veits.
lihtsalt ma arvan, et mastaapselt nagu suurem. Kuule, kas me jõuame sinnani, et me saame jälle siin saates ise teeme saate, ise lubame kõike arutada, kas peaks rannavõrkpalli võib-olla liikuma sinna suunda, et me tegikski mingisugused riikidevahelised sellised ägedad duellid, kus ongi ühest riigist 5, teisest riigist 5, ongi kas või üks turniir esialgu aastas, mis ongi juulikuu keskel, kõik teavad, et siis ühtegi MK-etappi ei ole ja sul riigid mängivad sedasi, sama süsteem teleülekannet, kuigi ma ei tea, kuidas see teleülekannet teed, Anu Säärits peab olema 5 väljakul korraga kommenteerima. On niimoodi, et sul on nagu split screen tekib, sul on ühed sul on nii, et igast väljakost on omaette ülekanne ja siis on ka see suur ülekanne, kus on nagu split screen tekib, et vahepeal nagu see suur pilt nagu läheb siis sinna, kus nagu parasjagu on kõige põnevam hetk ja siis ta nagu tuleb alla, tulevad nagu väikselt ka need ja siis käib ka alga nagu skoor niimoodi. Üliäge tegelikult ka nagu produktsiooni mõttes. Ta on hästi nagu pöörane, see mõttes, et ongi nii, et sul kõik käib korraga, nii palju toimub. Aga tulles tagasi selle, ma ei ole kindel, kas riikide vahel saab päris nii teha, sest et ma arvan, et seal hakkab lugema riigi rahvaarv niivõrd. Nagu ta annab nii palju suurema eelise annab ju suurematele riikidele, et kui sa mõtled, et Eesti peaks välja olema 5 paari. No ma tulen. Just meil on 12 aastased lõpuks on seal väljakus, sest no, meil ei ole nii palju. Kui sa mind välja jätad, siis tulevad 12 aastat. Aga ma olen nõus, aga no suurte riikidel seda huvitavam jälle. Jah, seda kindlasti, aga lihtsalt nagu klubid ikka. Jah, ma ise mõtlesin nagu klubide peale, et klubides saaks tõesti teha sükest formaati. Ma isegi arutasin seda Rivo ja Laasiga ka nagu, et mingid kuskil õhtusegi, et mõtled, kuidas oleks nagu teha süke nagu formaat klubidele. Ja nad ütlesid, et ka siis nagu hakatakse lihtsalt ostma nagu kõik tugevad mängid, ostetakse isegi ühte kohta ära ja siis ma ei tea, USA-s töötab ülihästi see. Selles suhtes on nagu lahe, ma mõtlen just, et kui sul on 5 mängu samaaegselt, siis on nagu ka produktsiooni mõttes seda, et põnevamat hetke pakkuda palju lihtsam, et muidu võtad selle ühe mängu, on 17-4 seis, no siis proovid seal nagu vaatame edasi, aga siis on siis nagu switchid, et kuskil on ikka nagu aga samas see tundub, see läheb natuke sükses ATH nagu ülekandeks kogu maailm läheb. Et sul on kõik, ja nüüd läheme sinna ja meil vahel see 4. mäng see läbi juba ja siin on nüüd 3. game algas ja et sa ei saa nagu ka seda mängu lugu nagu rääkida, et sul see mäng, kuidas ta kulgeb. Aga seal vahel see oleks äge arvast, hoopis teistsugune see süsteem. See, kindlasti, aga seal on ka kommentaatorid on ise ju harjunud selle süsteemiga ja sul ongi vaja adapteerida lihtsalt, sa peadki olema kõigega kursis ja ses mõttes, kuna ma arvan, et seal toimub nii palju, sa ei peagi tegema seda mängu nagu niivõrd palju huvitavamaks. Sest et sa peadki olema seal, et okei, andma mingi see mäng lõi või see mäng lõi ja siis vahepeal ütled, mis teisel väljakul toimub. Et kui ma need live olen tagantjärgi vaadanud, siis peamiselt on ikka nii, et kommentaatorid räägivad ka seda, mis toimub nagu parasjagu sellel väljakul, kus kaamerapilt on. Ja siis ütlevad, et okei, et palun kaameramees nagu lülita sinna väljakule nüüd, et seal nagu toimub midagi muud. Aga jah, see, mida ma võin veel rääkida, on see, et kui sinna viimasel, kui näiteks mängud on 2-2 ja kolmas väljak, vaid kolmas mäng, siis viimane mäng, kes käib, siis mõlemad koolid ju tulevad kõik, kes seal on, eks ju, mingi 15-20, isegi rohkem inimesed tulevad nendele sideline'ide äärde ja neil on kõigil mingid cheerid ja mingid erinevad Kuule, see ei ole üldse arvud, meil on Kusti ema, Raini. Oota, kuidas see oli? Kusti on tubli. Veelgi tublim, kõige... Kusti on tubli, hei. Kusti on... Väga tubli, hei, kõige tublim, hei. No võt, Eva. Laulupilu tuleb. Ei jah, aga seal ongi see, et seal ei ole nagu seda ebaviisakust värki on vähem, sest ongi see, et nagu me tahamegi mingi vastaste pähe tulla, karjumegi, kui keegi 2 poole mingi lased seal nagu katsudki, teeme endal mingi juustuburgerid, eks ju, mingi cheeseburger, kui keegi servib ja siis rõõmustame, eks ju, keegi teeb pea, eks ju. Aga kas siis, kui on 2 puudet, vaata, nüüd on tänapäeval moes, oled näinud ka videod kindlasti, et kohtu näitab 2 ja siis selle tänapäeva generatsiooni inimesed mängija näitab nii vastu, et kas siis teie võib-olla chant ongi see, et kogu tiim teeb vastasele sedasi võib-olla see võiks ka rivist välja. Ma toon selle arutelu järgmiseks aastaks, ma toon selle arutelu. Aga kas teil siis sünnivad, et te ju koos peate need chandid kõik välja mõtlema kuskil? Kuna see võistkond oli ka eelmine aasta, ta oli olemas, aga ta ei olnud liigas veel, sest ta peab 1 aasta eksisteerima enne. Siis mingid tulid sealt, mingid võeti saalivõistkonna juures, saalivõistkond meil on nagu väga kõva. Mingid võeti sealt üle ja siis meil oli ka enne hooaega, meil oli koosolek,
kus meil pandi kirja kõik chantid, mis juhtub, kui tehakse midagi, kõik pannakse kirja. Ja seal pakutakse ideid ja kõike pakutakse. Nii et ongi siuke töötuba, äge. No, väga äge. Ja päris lõppu, sa nüüd oled, kas sinust on saamas ajakirjanik rohkem ikkagi, sinna poole need tuuled viivad või? Ajakirjanik, ma ei tea, vaata, mis selle toob. Hetkel ma tahaks hakata ikkagi rannavõrkpalluriks kussid jalgades käima. Aga sa õpid ülikoolis? Ma õpin ülikoolis, nüüd ma parandan, eelmine kord oli geograafia, nüüd on kommunikatsioon ja juhtimine. Iga kord muutub natuke. Iga kord kui podcast kutsutakse, siis muutub. Ja ma soovitan head kuulajad vaatajad teil tutvuda Eva-Liisa blogiga, sa saad ise öelda, kus selle leiab, aga minul on see olemas. Küsige Karli käest või siis minge minu Instagrami ja minu Instagrami bios on link ja klikkige selle peale. Ja Eva-Liisa kirjutab minu arust maailma tipptasemel juba, nii et kui ta rannavõrkpalli mängib juba peaaegu maailma tipptasemel, no ütleme juba lähedalt, siis kirjutab juba tõesti väga hästi. Ma olen üllatunud, kui ma Eva-Liisa just ingliskeelset lugu lugesin, väga ilusti üles ehitatud siuke, ütleme, maailma suur ajalehe siuke kolumni või siukse uuriva ajakirjanduse loo mõõtu lugu väga ilusti kirjutatud, nii et Eva, tubli oled mitmel lainel. Tänan. Aga meie läheme tänase saate viimase osa juurde. Ja me liigume edasi, aeg lendab, daamid ja härrad, ei ole seda oskust jätkuvalt tekkinud, et saateid kiiresti teha, aga süüdistan siin oma kaasosalisi, kes lihtsalt räägivad taaskord seda toredasti oma elust ja karjäärist. Rakveres siis oma esimene Eesti GP-etapp toimus seal, kus Nelvak ja Rasmus Meius võtsid esikoha. Nii et Tartu pingilt võib öelda tekkinud üle põlve tekkinud arutelu viis siis Eesti GP-etappi esimese võiduni ja Urmas Piik, Sander Steinberg olid teised seal ja Märt Tammearu ja Karl Jaani, selline tore paar siis kolmas. Minu jaoks ütlen väike üllatus, et Märt Tammearu, Karl Jaani ei võitnud seda turniiri, aga no ma vaatasin, kuidas Rasmus ja Kusti viimasel päeval mängisid, siis tagantjärele võib öelda, et see üllatus ei olnud, et mehed mängisid ikka täitsa fenomenaalselt. Blokkisid ära. Jah, Urmas, sul oli kommentaar. Ei, mingid ennustusi küsisid mu käest enne turniiri. Ja Urmas pakkuski esikolmiku täpselt õiges järjekorras ära. Võt sulle. Võimas. Võt, kus sul ikkagi tuleb, isegi kui tule turniiri võitu, siis tuleb see ennustuse võit vähemalt ära. Midagi tuli võtta sealt, ma sain aru, et see etapp veel võitu ei saa, et ma võtan siis selle vähemalt. Naistest siis läks Soome, Mäenpää Hirvonen võitsid esikoha, aga väga tore, kui me nüüd räägime poistest või meestest peame rääkima, et 4. koht Armin Kender, Patrik Pariagi, meie noored 17 aastat 4. esmakordselt GPL poolfinaalis, kõva saavutus ja samamoodi siis Marta Mejavloomiba, Hanne-Mai Hanimägi naistest teised, Eesti parim paar ja kolmandad olid siis, kui ma nüüd õigesti siit kohe ütlen, Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste. Nii et esikolmikut esile toodud, täna pikemalt ei aruta, teame seda, et Paides on juulikuus järgmine etapp. Laulupeo tantsu peal, ma ei võt seda, kuidas neid, kes neid kalendrit? Sul pole pileteid, ma nägin, et sa otsid nii. Mul on neljapäeval ja laupäevaks olemaski pilet, ma tahtsin pühapäevaks ka saada nüüd. Okay. Aga sain Urmas, aga ma ei saa aru, kes paneb, kui meil on kogu Eesti rahvas saab kokku ja siis on 20 rannavõrkpallit on Paides. Ei no kuulge naljad, et no mis ei tii. Paide on tore koht, sa tead ju. Ma tean, olen käinud värskelt, aga sinu šansid just ju tõusid siis, et põhiturniirile saada. Mul šansid tõusid natukene, et laulupeole saada pilet, kuna 20 venda peavad Paides passima. Aga see selleks soovitas järgmiseks korraks, et kui me ikkagi on üldlaulu ja tantsupidu austame oma kultuuriga suuremat sündmustel, me samaks ajaks palun GP-etappe pane. Ja pärast seda on Kloogarannas toimuvast nädalaga hiljem meie turniir. Sinna ootame kõiki vabatahtlikuks turniirile osalema, vaatama, tuleb äge üritus. Mis meil veel on olulist? Tiima Mart ei ole siin viimasel ajal liiga hästi mänginud, on tulnud palju kaotusi ja varakult turniirilt välja langemisi. Hetkel, kui me saadet lindistame, on nad just Poolas mängimas oma esimest mängu, nii et loodame, et nüüd Poolas läheb natukene paremini, aga keeruline on see suve esimene pool olnud. Mart järgmises saates usun, et on kohal, siis saame jälle arutada ka Mardi ja Tiima asju. Jälle minu kui MK edetabeli huvilise info on see, et meil on Eestis üks paar jätkuvalt maailma 40 parema seas, maailma 40 hetkel Liisa Remmel, Helene Hollas ja 56. on Dmitri Korotkov ja Mart Tiisar, nii et esimeses 60 ikkagi 2 Eesti paari, mis näitab mingit taset, aga nagu me oleme siin saates rääkinud, täna on need punktid ja kõik see on ikkagi selline, et sa võid küll maailmas olla üsna pealtnäha kõrgel kohal, aga turniiridele peal ikka ei saa, nii et ma nii palju lisan, et nad Poolas esimese mängu võitsid hungarlasi 2-0, 21-18, 21-12 Taari Veressit, nii et nüüd on neil järgmine
mäng Burneti ja Ryani vastu austraallaste. Ja selleks ajaks, kui saade üles läheb, on see info juba ammu ajalooarhiividesse läinud, aga tore, et vähemalt saime teada, et esimene võit on käes. Mind ennast nii huvitas vaata, kuna see praegu just juhtus. Nõus. Ja põgusalt siis oma asjadest ka, meil on rannahalli ehitus käimas, meil said 544 rannahalli said need puitelemendid seina, Urmas, seda oli ilus vaat, see on esimene siseelement, mis meil on, see saun veel valmis ei ole, see on põhjusega ei ole valmis, muidu ma sealt ära ei tulekski, aga ühesõnaga vaikselt valmib, kõik on hästi. Jah, saab valmis. Saab valmis, seda on rõõm kuulda. Siis, mis meil on olulist veel, meie tegime siin noorte GP-etappi ka huvitav kogemus, õnnestus endalgi siin läbi viia rollis olla ja tegime siis Jõeger rannakeskus 320 osalejat oli 4 päeva peale. 320 noort rannavõrkpallurit või võrkpallurit, nad on ikkagi paljuski ju need, kes mängivad talvel saali, aga ja mina ütlen küll, et nii palju, kui ma neid kõiki tasemeid vaatasin, poodiumile pääsenud, kõik on siuksed ikkagi korralikud rannavõrkpalli kujud, et isegi U12 Nette Kais, tütarlastest Kristjan Kaisi, Liina Kaisi tütar, eks ole, siis teise Kaisi, ehk siis Kaarel Kaisi poeg Kristoffer Kaisi võttis U12 poistest ära, et no seal U12 oli juba emotsiooni ja draamat küllaga, et väga, väga vahva on neid pisikesi Altšerviga tüüpe mängimas näha. Aga see selleks. Ja rohkem hetkel uudiseid ei olegi, tõesti, me peame natukene tõmbama kokku oma asju ja me tuleme kuulajate küsimuste juurde. Me siis palusime kuulajatele küsimusi esitada ja väga kiired vastused tulevad seekord, sest et meie saate aeg on nii nagu ikka lõhki minemas. Me paneme välja Kusti Jurmala musta MK-etapi särgi, väga äge särk, ma julgen öelda. Siis me paneme Eva-Liisa topi, mida Eva-Liisa hetkel kujuteldavalt näitab ja kõige kehvemale küsijale on minu poolt Jurmalast saadud talkimistav. See on 40 €. Et ma võin ise valida saate lõpus välja, et keegi saab selle, ma ei tea, millal seda maksma peab, aga noh. Et kui järgmine kord üldse küsimus ei tule, siis sa tead. Aga jah, mul on see täitsa pakkumisel, seda võin teinekordki jagada, ma ka Eestis vahel neid ikka saan. Kaur-Erik küsib, kuule Kaur-Erik, perekonnanime ei täpsusta. Küsi podcasti teemalt, miks ta keeldub Skyballi õppimast. Naistest oleks see veel parem relv, ma arvan. No Eva-Liisa. Kiire vastuse. Aitäh Kaurile küsimuse eest. Nagu me arutasime, siis ma jään oma teise Skyballi juurde. Aga see ei ole õpeta mind ka, nii et jah. Mis asja juurde sa oled oma teise Skyballi juurde? Ma teen seda Skyballi. Kaarega, kõrge nii otse. No Skyball on ka kaarega, aga jaa. Ja ma lisan, et minust plokimängijal ülimõistlik Skyballi lüüa, et ma ei mõtle, kui mõnus minna. Rahulikult jalutad, võtad pingid ja joogi. Ja üldiselt sul oli isegi vaja sinna võrgu juurde minna, sest see kukub ässaks. Üks pall, mis ma mäletan ta teisel väljakul oli nii, et ta lõi selle meeletu tuulega seal üle ja see pall tuli vastase pooleku läks ja sealt tuli võrgu alt läbi, seda ei olnudki võimalik vastu võtta, vastased küsisid, et kas nii võib. Liisa-Lotta võttis mult need trossist ässad ära ja siis Kaur tuli minu juurde ja ütles, et kuule, et ma panin alt trossist ässa oled panda. Oligi jah, oligi. Kaur-Erik, fantastika. Nii, järgmine küsimus. Rene küsimus oli siis, kas eestlased ongi head või teised olid kehvad Jurmala MK-etapil. Me sellele küsimusele vastasime juba saate esimeses osas ära. Robert Oppar küsib nüüd, kui vaadata praegu koos mängivaid või viimasel ajal koos mänginud maailma tipp nais- ja meespaare, siis millistes paarides on vastuvõtu koormus langenud enim ühele paarilisele? Endal on jäänud silma, et pigem seritakse näiteks Soorumi ja Helvigi peale, aga kindlasti on ka veel paremaid näiteid. Kraft Cannon paarist seritakse Krafti peale. No. Tegelikult Cannoni peale, vabandust eksisin, Cannoni peale seritakse. Rivo ütles mulle nagu ülimotiveeriva lausega, et näed, et saab ilma vastuvõttes ka tippu jõuda, et sul on lootust, Eva. Nii et mul anti lootust. Väga hea. Mul tundub, et Soorum ongi siuke ilus erand ja eks neid erandeid on veel, aga suures pildis nagu maailma tipus servitakse pikema plokimängija peale. On nii, jah? Mina olen nagu täheldanud seda kuidagi rohkem, et kui ma mõtlen, siin on Aaman, Perusits, mõtlen, kes siit järjest veel tulevad, Degroot, pigem neile ei servita. Naistest mina ütleks, et Melissa peale servitakse rohkem kui brändi peale. Naistest võib-olla rohkem võib-olla erineb see.
ja see tähelepanek on ainult meeste kohta mul. Ja seega ei kolmas ole naised ka eksisteerivad. Aga ma ikkagi võin meestest rääkida ka. Jah. Aga mida mina ikkagi vaatan, kui ma just Futuresit, kus ei teata vastaseid, ei tunta nii palju, kas seal on ikkagi natuke seda suhtumist ka, et kuule, paneme selle lühem peale algus? Ma ei tea, meil Tiimaga oli alati see, et paneme pikema peale, see tõenäoliselt on kobam. See on aus. Eriti kui tuul on, siis pigem pane pikema peale. No Futuresil on palju neid, kus on üks on kogenum ja üks on noorem nagu, siis saab seda nooremat suruda. No sõltub jah, ilmast sõltub, kui palju sa usud enda blokki näiteks. Näiteks on ju. Et keda suruma hakata. Aga no rohkem surutakse neid, kes eksivad rohkem. See on ka hea. Nüüd sain teada, miks mulle sõritakse. Ühesõnaga, aga ma arvan, et siin Robert vastas ise ära, et kui me võtame maailma tippu, minust Soorum on see ehe näide nagu ikkagi olnud, et kes on kogu karjääri pidanud ainult vastu võtma. Ja seda huvitavam on, et miks nad ikka nii pidi mängivad, et nad, kindlasti nad on seda arutanud ja võib-olla proovinud, aga moll nagu 4 pealt võiks Soorum on nii hea vastuvõtt ka, et kui palju ta saaks neid teisi palle sealt lajata. Ta lööb isegi 2 pealt lahendab, aga mitte väga palju. Et sa ikkagi, neid tuleb 1 game'is võib-olla või midagi nii, aga muidu ta võiks nagu Plavins ja Fokeröts mängida. Aga Aaman Helvig on ka nii, et kui läheb Helviga peale, siis Aaman ikka ka teist palju lahendab 2 pealt. Äkki nad õppisid norrakate pealt. Aga see on ikkagi, Aaman on lihtsalt ma ei tea, kuidas selle kohta öelda, et suutlik. Ta ei ole sellelt planeedilt, ma olen aru saanud. Ja moll ka tegelikult, aga üldiselt ikka sealt 2 pealt aidata teist on ikka päris keeruline. Ma mäletan, me tegime selle ultratriatleedi Andres Leismani trennis tegime ükskord seda sama vastuvõttu, et 4 pealt just lükata vastuvõtt sinna 2 peale käe alla parema käelisele. See nõuab ikkagi meeletut täpsust, et see 2 pealt lükata 4 peale sinna väljaku keskele, väga korralikult võimalik, kui see vähegi platvorm lubab ja sa oled seda nagu õppinud, aga teistpidi on ikkagi paganama keeruline see. Nii, lähme edasi, meil on Riona Raak küsinud paar küsimust. Kui peaksite moodustama unistuste rannavoole tiimi 4 Eesti sportlasest, ükskõik mis alast, suusatamisest, maadlus ja korvpalli, siis keda valiksite ja miks? Vahel kõige pikem küsimus. 4. 4, jah. Aga teeme äkki nii, et kui me saaks võtta, teeme täna lühemalt. Riona meile andestab kindlasti. 1 Eesti sportlane teiselt spordialalt. Ajaloost või praegusest, kelle võtaksite oma rannavolle tiimi juurde? Mina võtan Erki Noole, ma ütlen, ta lööb juba vastased soojendusel, ma arvan, oma sõnadega pikali ja oleks siis energiakindlus olemas, mida me rannavõrkpallis väga vajame, nii et mul on Erki Nool on tiimis. Ma võtan Martin Müürsepa. Mis sa temaga teed? Blokki? Paneks ta blokki. Kauri asemel. Ikka sealt natuke ei puudu seda ütlesid. Ütleme, pikkust tal on ja tegelikult osavust ka. Sa vaatad selle nurga alt, jah? Väga hea. Tundus lahe kuju. Nii, Urmas, ma tean, ma ei valmistanud ette ka teid. Väga raske. Ma ei tea, ma võtaks Rasmus Mäe. Et siis ma tean, et Triin käiks kindlasti oma võistluse edasi vaatamas. Ma ka. Ma võtan siis Janek Õiguse. Nüüd ma tunnen ennast halvasti, et ma ei võtta. Silmaeluks. Silmaeluks lihtsalt, jah. Ei, mina tegelikult mitte ainult sellepärast, et Triin ka käiks, vaid mul tundub, et ma ei tea, kuidas meil platsil välja tuleks, aga Rasmusega oleks põnev platsiväliselt juttu rääkida. Kuna ma Rasmust hästi tunnen, siis ma julgen kinnitada, et sa oled väga õige valikud. Mina olen ka Rasmus Mägi alati hinnanud tema väga-väga sügava sisemise poole eest, et tõesti olen tiitlivõistlustel sattunud temaga pikemalt rääkima ja see, mis sa ette kujutad, see on tõsi. Ja see, mis Triin ütles, on ka tõsi. Või tema ütleks. Nii, Riona teine küsimus. Millist elutarkust olete rannavõrkpallist saanud, mida kasutate ka väljaspool platsi? Minul ole rahulik. Ükskõik, mis juhtub, püsi rahulik. Proovin, vahel ei õnnestu, aga proovin. Võib-olla esimene lihtne ole järjepidev. Et see järjepidevus toimib. Mulle tundub, kas aja planeerimine või siis pakkimisoskus. Pakkimisoskus. Ja reiside planeerimisoskus on küll päris hea. Ja, ütleme reisikorraldaja töö. Jälle ametvõimalus, mida teha. Ja viimane Riona Raagi küsimus, kui saaksite ühe mängu ajaks oma mänguoskused vahetada mõne teise Eesti rannavolle paari või mängija vastu, siis kellega teeks vahetus ja miks just tema või nendega? Ühe mängu ajaks oma mänguoskused kellega vahetada? Oleneb mängust. Et kui võita vaja, siis ei vahetaks. No,
või oleneb mängu olukorrast või Mardi plokki võtaks kindlasti, kui on mingi sihuke konkreetne silmad kinni raiuja igal juhul, et tundub, et Mart võtaks päris mõnusalt teda näiteks. Okei, Eeva? Sul pole midagi kuskilt võtta? Anna andeks, Liisa-Helene, ma hetkel ei võtaks midagi teie arsenalist, aga kuna ma Kustit fännan täna, siis võtan Kusti vastuvõttu. Kusti vastuvõttu? Nii, Kusti? Sanagis. Sa võtad Eeva enesekindluse? See oleks küll päris hea asi tegelikult, jah. See kuluks küll ära. Sobib. Nii lihtsalt läheb saade. Müüdud. Nii, oota, ma mõtlen ka midagi siis. Ma tahaks seda ikkagi, Urmase moodi mängi olla. See, mis Urmasel on. Mis asi täpselt? Mängu lugemine, mängutarkus, otsustavate hetkedel lahendused, paarilise aitamisoskus, mängu analüüs. Ma tahaks, et oleks mul poolgi sellest. Ma lihtsalt ise tunnen, et paarilise aitamisega on mul küll raskusi praegu. Nii et see kõik, mis sulle tundub, ei pruugi olla tõsi. No võt, aga ma ei muuda oma vastust, et kuule, et Urmas küll üritab, aga mul on Urmas võtta siit. Ja kellele siis särk ja kellele top läheb? No, mulle tundub, et Riona peaks saama selle topi, mulle tundub. 3 küsimust, see läheb sinna, see on otsustatud, ma arvan, keegi vaidle. Kas on nagu, mille põhjal? Selle põhjal, et ta 3 küsimust saatis ja Riona vist peaks olema naisterahva nimi. Head küsimused. Ja. Olgu. Oled nõus? Nojah. Ja kellele läheb, või sa tahad ise valida kedagi teist? Ei. Sa võid ka Kaurile anda selle. Ma mõtlesin, et Kaur küsis nagu Kaibla küsimus, anname Kaurile nagu topi. Anname Kaurile muidugi, top. Kauril ikka asile naiste top. Oota, kuidas sa nüüd niimoodi ära annad, et juba Janne oli või? Riona mõtleb, et jess, ja siis ei. Lotta editib välja äkki. See on elu, sa olid, aga Kusti oli ka Kauriga juba oli juba uksest sees peale. Seda küll, jah. Ja ei läinud sisse. No hea küll. Ei, no mina ütlen, kui sa tahad ikka Kaurile anda selle topi, mul tundub, et see on mõistlik. Kaur. Nii, ja meil on nüüd võimalus anda siis Kusti Jurmala MK-särk kellelegi. Mina annaks selle ka Kaurile. Tal kindlasti pole sellist. See oleks küll hea pull, aga me ei anna. Okei. Anname siis, kellele Kusti seda tahaks anda? Oota, ma vaatan nüüd. Siis on 3 valikut meil jäänud. Eelnevad on minu küsimused ära, mulle anna. Mul on su särk juba olemas, see on väga hea särk. Ma võin näidata ka, mul on see siin kaasas täna. Väga ilus särk. On ilus. Otsusta ise. Rionale läheb, tal on 3 väga head küsimus, kõik sisukad küsimused, anname talle. Nii, ja parkimistrahv. Nii, kus ma vaatan? Kaurile! See läheb Kaurile. Kaur, 40. Võid üle kanda või siis annan sulle need rekvisiidid siit kätte. Ja me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on täpselt 5 minutit aega rääkida enesekindlusest, nii et ma palun teil, head sportlased, kes te täna olete minu kõrval siin, võtta enda jaoks enesekindlus kui teema orienteeruvalt 1-2 minuti kokku, rääkida natuke enda vaatenurgast sellest teemast. Eeva-Liisa, kuna sina oled meil värskelt seda siin praktiseerinud edukalt ja võitnud, siis sinu jaoks ilmselt see enesekindlus on üks suur märksõna, mis rannavõrkpallis kaugemale viib. Ma arvan, et enesekindlus on üldse tippspordis väga suur märksõna. Ma arvan, et enesekindlus minu jaoks ongi see, et ma teen trenni, ma usun sellesse, et ma olen teinud piisavad, et ma väärin seal väljakul olemist ja mul ei ole mõtet minna sinna väljakule kartma või väristama, sest et minu ma teen trenni selle jaoks, et ma saaksin seal väljakul olla. Et miks ma peaksin enda jaoks mingisuguse järgmise takistuse mõtlema juurde sinna väljakule, mis tegelikult pärsib mu tulemust ja seda, mille jaoks ma olen treeninud. Et palju parem on olla seal väljakul, et okei, ma olen siin väljakul, ma tegin eeltöö ära, et see on nüüd koht, kus nautida lihtsalt ja olla. Ja kui ei tulegi täna ei olegi kõige parem päev, siis rannavõrkpall on nii kiire loomuline mäng, et kaotan selle mängu, kas on turniirid väljas, ma tean, et mul on järgmine nädal on jälle uus turniir, sama kehtib ka siis võitude puhul, eks ju, et võitsin, sellepärast ei ole nüüd mängin, ma läinud uute turniiri, et natukene säilita seda, aga et kohe tuleb kogu aeg uus turniir, et pole mõtet põdeda mingite asjade pärast, mis tegelikult ei aita.
et enesekindlusega minust ongi nii, et ma ise endale nagu tegin nagu selgeks selle, et jah, ma olen natukene egoist, siis olen natukene egoist, et mis seal ei ole nagu vahet, et ma tean, et mu sõbrad hoiavad mind siis nagu ikkagi nagu nööri otsas, et kui ma liiga midagi võib-olla hakkan ära tõusma, siis sakutavad natukene, ütlevad, teevad need, no tõmban natukene maa peale tagasi, aga et ma tahan jõuda kõrgele ja ma usun sellesse, et ma saan sinna, kui ma jätkan tööd ja näen vaeva. Väga ilus, ma olen sellega nõus, et sa natuke tippspordis, eriti kui sa tahad nüüd ikka päris nagu tippude tippu jõuda, siis sa pead olema natukene selline egoistlik või mingis mõttes ebameeldiv, aga siis just selles suhtes, et sa tead, et sa oled kõik teinud endast oleneva, et see saavutada, mis sul eesmärk on. Ja minul see egoism, ta on sport, jah, ma jätan ta spordimaailma, et väljaspool, kui ma räägin spordist, siis ma endiselt olen suhteliselt nagu enesekindel selles valdkonnas, aga kui ma räägin milleski muus, ükskõik kirjutamises, mida iganes, et siis ma pigem, et see enesekindlus sinna valdkonda ei tule nagu liiga tihti tegelikult kaasa. Et ta pigem jääbki sinna nagu spordivaldkonna, sest et ma tean, et mul on seda vaja. Urmas, sinu minut 2. Jaa, me oleme tegelikult siin saates seda aeg-ajalt ikka arutanud ka, siis ma võtsin lihtsalt uue mõttetuu, et see on ka natukene nagu ajas minu jaoks muutuv ja mingisuguse uue nurga alt pead läheneva, siis ma lihtsalt ütleks, et siuke positiivne hoiak ja positiivne sisekõne tooks siuksed märksõnad, et kuidas ma mingeid olukordi enda jaoks tõlgendan, kuidas ma nendest edasi lähen, kuidas ma vaatan seda, kui on 22-22 seis, kas ma ootan seda, minul on nagu, ma alati ootan seda, kõik mängud võiks 22-22 olla. Aga samas ma saan aru, et mõned inimesed on, et oi, et äkki on 22-22 seis. Et noh, et mis siis saab nagu, et just võib-olla midagi sellist. Kusti? Kui ma nüüd praegu mõtlesin selle peale, siis enesekindlus minu jaoks on koosneb 2 osast, üks on selline ettevalmistus, et ma tean, olen teinud piisavalt ettevalmistust, ma tean, kuidas mingi asi käib, ma olen piisavalt palju seda teinud, piisavalt palju õppinud ja saanud aru, kuidas mingit asja teha. See on nagu pool sellest, see siis annab mulle selle võimaluse, et ma ei lase ennast mängu ajal täis, et ma tean, kuidas mingi asi nagu, kuidas seda teha, mis ma tean seda. Ja see mul, seda ma oskan teha, sõltumata olukorrast. Ja teine pool sellest on siis, kuidas ma suudan oma taset mingitel hetkedel tõsta kõrgemaks, kui ma seda tavaliselt teen või kui ma trennis mängin. Nagu selline tuli või lisa süüke energia, lisa soov vastast võita, nagu selline, mis nagu, kus tekivad sellised võib-olla mingid sooritused, mida ma ei ole trennis kunagi teinud või mingid sellised hästi sellised X-faktor asjad, kus ma võtan sellise hoiaku, et siit väljakult ma kaotajana siit väljakult ei lahku. Ütleme 2 sükest poolt, et üks ettevalmistus aitab jõuda sinnamaani, kus on sul suke tase ja siis on sul arendatav oskus jõuda tõsta oma taset veelgi sellel valitud hetkel. Ma olen ka sama arutanud või avastanud, mida te siin olete ikka öelnud, mis on loogiline ka ilmselt, et tegevus ise tekitab ka enesekindlust, et kui sa elus midagi esimest korda teed, sa võid küll mõelda, et ma olen hullult enesekindel, aga sa ei saa olla kohe, et minul need asjad, mis mul elus välja tulevad, ma olen avastanud, et ma olen neid teinud juba kas lapsest saati alateadlikult või siis oma tööelus pikemalt ja see tulemus on see, et ma olen sellel alal muutunud enesekindlust, nii nagu siin ka Eva ja Urmas täpselt samamoodi ütlesid. Mida mina veel kõrvalt olen üritanud ise mõelda, kuna ma ka rannavõrkpallis ei ole olnud kõige enesekindlam tüüp, et mul ikkagi tuleb neid 22 seisul, kus püksid on nii märjad, et need ei kuiva ära mitu päeva, et siis ma olen just üritanud vaadata, mida mängijad ja kuulata, mida sportlased, kes saavad hakkama endas olukordades nagu teevad, et minu jaoks Urmas siin samas saates on huvitav näide, et Eeva just vaatas, mida ja kuidas ta tegi Jurmalas, seda oli näha nagu ilma tema
jututa ja nüüd siin seda juttu veel juurde kuulates, see on ka nagu asi, kust mina õpin, et ja seesama positiivne sisekõne ka kindlasti, et ja on mingid asjad nagu lapsepõlv näiteks, mida meil on nagu keerulisem muuta, et mingid asjad me tulevad ka lapsepõlvest kaasa juba selle enesekindluse juures, aga mulle tundub, et meil saime siin neljakesi päris ägedalt ja lühidalt kõik need põhimõtted läbi võetud. Nii et head kuulajad, head vaatajad, suur tänu, et olite taas 2 tundi meiega, need, kes lõpuni vastu pidasid, olete suurepärased, me täname teid, Eesti rannavõrkpalli elab, küll see suvi ka lõpuks välja tuleb ja kohtume taas siis juba õige pea.